Tere, minu nimi on Roman, ma olen krüptoklubi asutaja Eestis. Tänaseks koolituseks on, kuidas eraisikuna krüptorahasse investeerida ja kuidas oma maksuasjad korras hoida. Koolitajaks on meil täna Karl Järvelaid õigusbüroost Mast. Kahjuks oli meil lindistamise alguses heliga natukene probleeme ja seetõttu on paar minutit algusest puudu. Aga kokkuvõttes peaks päris hästi siiski olema järgi kuulatav. Kui tekib mingid küsimusi, siis ärge häbenege ja jätke need lihtsalt video alla. Aitäh ja head vaatamist! Aga ma teen kiire tutvustuse enda ka, ega sellest ei pääse. Minu nimi on siis Karl Järvelaid, olen jurist, Mast õigusbüroo juhataja. Ja oma taustast siis ma tegelikult alustaks altpoolt. Ma esmalt töötasin eraettevõttes juristina ja õppisin sealt väga olulise asja ära, mis oli see, et eraettevõtluse puhul ei lasta ennast takistada sellest, et kui seaduses on mingid keelud. Ja siis ma töötasin ka Tallinna Linnakantselei õigusloome eelnõude osakonnas, kus ma tõesti õppisin seda ametnike hingeelu ja sain aru, kuidas peab ametniku poole pöörduma ja kuidas tõesti saada oma häält kuuldavaks teha ametnikele, et nemad on ka inimesed. Aga ma tõesti üritan teile selgitada tervenisti seda arusaama, kuidas meil Eestis eraisiku maksustamine käib, kuidas see tulumaksureeglid on. Ja siis te tõenäoliselt saate aru ka, et riik ei ole niimoodi teinud, et krüptomaksustamine eraisiku oleks nagu eraldi ebaõiglane, vaid see on tervenisti selline, kõigi kohta kehtib niimoodi, et eraisik ei peaks Eestis ettevõtlusega tegelema. Ja tegelikult ma tahtsin veel enne, kui me alustame, et kui te ei jaksa kõike nüüd ära kuulata, siis paar märksõna öelda, mis te siit peaksite kaasa võtma. On esiteks see, et ärge praegu eraisikuna krüptosse investeerige. See ei ole mõistlik. Välja arvatud siis, kui teile meeldib maksta iga kasumliku tehingu pealt tulumaksu. Ja kõik tehingud ära deklareerida tuludeklaratsioonis. Siis teine asi, mida siis tasuks meeles pidada, et Eestis on äriühingu alt, osaühingu alt tõesti väga mõistlik krüptosse investeerida. Maksureeglid on väga soodsad, sisuliselt kõik kasumlikud tehingud on null maksustatud. Teil ei ole üldse deklareerimiskohustust ja kolige ümber, kui te ei ole seda teinud. Et oluline see moment, et teile äriühingul oleks krüptobörsil äriühingu konto. Ja siis... Ja enne kui ma siis sisse süvin, ütlen ka, et minul ei ole mingit maksuameti tausta, mingit ega politsei ega muud jõuasutuse tausta, vaid kui ma kommenteerin kõiki neid küsimusi, siis mina räägin oma kogemused juristina, mida mu kliendid räägivad ja siis muidugi, mis ma nagu kohtu kaudu olen informatsiooni saanud või siis samamoodi nagu teie kõik meediast, et enam sellest need vastavad tõele. Nii, aga nüüd lähme kohe selle reaalsuse juurde, mis on see... Mis on see, et kui teie ei ole tööandja, siis te kunagi ei mõtle selle peale, mida teie peate töölepingu puhul päriselt tegema, et saada kätte 3000 eurot. Ma toon kogu läbi selle ettekande 3000 eurot, et kui te tahate dividendina välja võtta või muudel viisidel, et siis te teate, mis see maksukoormus on. Ja siin alla näete, et 57,64 on see protsent, mis lõpuks kätte jääb sellest lõplikust summast 5204, et kui te lubate mul ümardama, siis ütleme, et 43% läheb tavaliselt eraisikul maksudeks. Et me ei mõtle selle peale, kui me lähme tööle, öeldakse brutopalk, et tegelikult 43% on kulu. Et kuidas iganes te tahate seda tõlgendada, siis teile maksti sisuliselt 5200, aga kätte jääb ainult 3000. Et see on eraisiku reaalsus igapäevaselt. Ja kui me nüüd kurjatakse sellele, miks peab maksma 20% tulumaksu krüpto puhul, siis vaatame siin tegelikult on päris mõistlik, aga vaatame edasi. Et kuna alati vaieldakse selle, kas on päriselt nii või ei ole, siis eelmise slaidi juures ma juhin tähelepanu, et see ei ole mitte ainult tööleping, vaid see on ka töövõtuleping või käsundusleping. Et eraisiku puhul alati on väga ebamõistlik maksustamine. Ja siis, kus see tuleb, on siis tulumaksuseaduses paragrahv 13, mis ütleb kohe, et kõik töös saadud rahalised tasud. Ja siis all on ka näha, et töövõtu, käsundus ja võlaõiguslikud ja siis ka juriidiliku juhtimised, selgelt kirjas. Aga miks ma siit olen selle alla jõudnud palk ja töötasu?
on see, mis ma hiljem tahan teile tähelepanu juhtida, et seaduslooja on ka laisk. Et sõna palk meil enam juriidikas ei ole, see oli kunagi palgaseadusest ja praegu on ainult töötasu olemas. Aga kuna kedagi häiri, siis ei muudeta seadust ka. Ja meil on igal pool niimoodi läbi, ainult juristi häirib see. Et meil on mingi igast mõisted seal. Ja siis sotsiaalmaksu kohta täpselt samamoodi näha, et sotsiaalmaksu seadusest, et lõige 1 kohe, punkt 1, töötasub muudud tasudelt, siis jälle juriidilise isiku juhtimise kontrollorgan ja töövõtu, käsundus ja muud võlaõiguslepingud, et sotsiaalmaks, et saate järgi vaadata, et selline maksukohustus on. Ja siin ma toon teile näite, see on nüüd selle aasta riigieelarve seletuskirjast, et on toodud välja, mis on Eestis siis maksukoormus, nagu näeme, et on 3,5 ainult, ja enne ma tõin teile veel 4,3, et nagu teate, statistika on selline huvitav. Aga ma võin teile öelda, et ma oma saksa kolleegiga vaatasime üle selle sama summa, seal DE, näete palju suurem maksukoormus, ja tõesti neil töölepingu puhul jäi kätte netos 1000 eurot vähem. Et tõesti meil on väiksem maksukoormus, et seda ma kontrollisin. Ja nüüd ma selgitan teile, miks riik ei hakka kindlasti krüpto puhul koheselt hea meelega väga palju erandeid tegema ega eraisiku maksureeglid muutma. On sellepärast, et siin on jälle seletuskirjast väljavõte, et siin on kirjas, et riigi suuremad tulud ja osakaal kogutulust, siis näeme 85% maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed. Ehk siis eraisiku teenitud raha ongi riigi kõige suurem sissetuleku allikas. Nagu me siit joonisest näeme, et sotsiaalmaks on 36%, see on siis põhiliselt töölepingutest. Tulumaksu maksavad siis ka jälle, nagu nägime, eraisikud ja samuti ettevõtted teatud juhtudel. Ja käibemaksu maksavad ka eraisikud, mitte ainult ettevõtted. Et tegelikult siin Piruka puhul näeme, et eraisikud ikkagi maksavad enamus maksud ära. Et siis, kui me hakkaksime eraisiku maksureeglid soodsamaks tegema, siis riik kaotab enamus oma sissetulekuallikad. Ja siis ma olen pikalt mõelnud selle peale, et kuidas on, et krüpto puhul alati küsitakse, et miks peab tulumaksu maksma. Ja ma arvan, et see tuleb sellest tulumaksuseaduse sättest, et tulu isiklikuks tarbimise oleva vallasasja võõrandamisest on tulumaksuga vabastatud. Me oleme sellega harjunud, et kui me isikliku vara müüme, see on tulumaksu vaba. Ja sama toon välja, et kehtib kodu müümisega. 2 aastat on, iga 2 aastat tagant müüd oma kodu tulumaksu vabalt. Ja Eestis on lihtsalt loodud nii soodsed tingimused, ütleme, et on soodne. Et see ongi meie jaoks uus asi, et kuna krüpto ei ole väärtpaber, millega ma hiljem räägin, siis edasi kulub maksustamisele. Nii. Ja siis praegusel juhul, kui me nüüd krüptoga kaupleme, siis tegelemist on ettevõtlusega. Ja nagu me näeme, siis tulumaksuseadusest paragrahv 14, lõige 2, et ettevõtlus on isiku iseseisev majanduse kutsetegevuses, mille eesmärk on tulu saamine, ja siin on pikk loetelu, mis need on, või siis muust tegevusest, ehk siis kindlasti krüpto mahub sinna alla. Ja siin me näeme, et kasu võõrandamisest öeldakse, et tulumaksu makstakse kasu ükskõik millise võõrandava varaliselt hinnatava eseme või muu varalise õiguse, müügist või vahetamisest. Et tegelikult see oli palju pikem loetelu, aga kuna see tõmbasin alla, et ükskõik, siis krüpto läheb alla. Et tahtsingi selgeks teha, et üldine maksustamine kehtib krüptole ja see on suht kindel, et niimoodi on. Ja nüüd viimasel ajal ma olen kuulnud küsimusi, et saab ju investeerimiskontol investeerida krüptoga, mis ei vasta tõele. Ja ma siin selgitan täpsemalt, mis asi investeerimiskonto endas kujutab ja miks praegu selle all ei saa investeerida, aga võiks. Et siin ma tõin Swedbanki teksti välja sellepärast, et see esimesel tuli Google'is välja. Ja investeerimiskonto on siis selle jaoks, et ei peaks igalt kasumina teenitud eurolt kohe tulumaksu maksma. Ehk siis sama mõte nagu äriühingute puhul, et edaslükatud maksukohustus. Et sisuliselt saab kasutada. Aga samas võite ju kohe äriühingu teha. Ning siin on kirjas, et nii annavad suuremale summale võimaluse kasvatada, sest saad kogu teenitud kasumi vahepeal tulumaksu maksmata uuesti investeerida. Ja siin me näeme, et siis kolmas punkt tegelikult on see kõige suurem pluss, miks me tahaksime tegelikult investeerimiskontot kasutada krüpto puhul, aga ei saa, et automaatne raport läheb Maksu- ja Tolliametile. Et mitte see nagu praegu on, et ükshaaval sisestamine. Ja siin on siis väljavõte, mida ütleb Rahandusministeerium aasta 2010 selle kohta. Ja
samamoodi, et saab maksustamist edasi lükata, mitte et ei ole, ja märksõnad on väärtpaber ja peab olema investeerimiskonto, mida ma järgnevalt selgitan. Ja väärtpaber on siin pikk loetelu ja ma ütlen teile kohe, siin krüptot ei ole. Väärtpaberi seadus ei ole krüpto. Ja kui me vaatame, mis asi on siis investeerimiskonto, siis seal on kahes sättes sätestatud, mida saab investeerimiskontos kasutada. Paragrahv 17 prims on siis 1 üleval, lõige 2 on igasugused finantsinstrumendid loetelud ja seal krüptot ei ole. Ja tegelikult võiks ju tulevikus olla krüpto seal nimekirjas Eestis. Et siis me saaksime investeerimiskontot kasutada. Aga teine raskuskoht on jälle, miks hetkel ei saa kasutada krüptot investeerimiskontol, on siin paragrahv 17 astmes 2. Et nagu me näeme, et esiteks peab olema tegemist krediidiasutusega ja teiseks peab see vara tulema viivitamata tagasi investeerimiskontoga. Aga sisuliselt sellises vormis, nagu praegu seal on, võiksime tulevikus mõjutada seadusandjad, et saaks investeerimiskonto puhul kasutada krüptot. Ja kui te tahate parematel tingimustel kaubelda, siis kahjuks saab seda mõistlikult ainult teha äriühingu kaudu. Et see võiks eesmärk olla, kuhu krüptoga võiks jõuda, et mõjutada siis Riigikogu, et soodsamad tingimused eraisikule teha. Aga muud varianti ma tõesti ei näe, sest ma selgitasin enne, et riik saab nii palju rahaliselt eraisikust. Et ei ole mõistlik. Ja siin me jõuame nüüd edasi, et krüpto raha deklareerimine, see on nüüd screenshot Maksu- ja Tolliameti enda koolitused ja sellepärast on ta nii udune. Aga miks ma selle kollased sealt alla tõmbasin, et kui ma tahan jõuda, on see, et krüpto on ka Maksuameti jaoks väga uus asi. Ja me näeme siin, et kui krüptokoolitusel tehakse siin pilt sellest, et räägitakse kinnisvarast ja me näeme, et see tabel, seal on aadress kirjas ja me küsime, et mis aadressi me krüpto puhul peame panema, siis see ilmselgelt nagu, kas on koduaadress või no mis, et ei sobi tegelikult. Ja kui me nüüd läheme järgmise peale, siis see on nüüd see tabel 6.3, lisaleht, et seda deklareerimise puhul kasutatakse ainult siis, kui see kauplemisplatvorm on registreeritud Eestisse, et sisuliselt mitte kunagi ta seda ei kasuta. Ja siin varaliigi all võite panna krüptovara ja väidetavalt praegu on Maksuameti tõlgendus, et kui te ostate Bitcoini, siis te võite kõik Bitcoinid panna ühe rea alla. Kui te ostate Ethereumit, panete ühe alla, et ei pea eraldi neid tegema. Aga eks me vaatame praktika käigus, kuidas nad otsustavad siis. Aga kõik need osad, mis siin tabelis on, peale aadressi siis peab ära täitma. Aga tegelikult on see, mida te kasutama. Nii, mis küsimus on? Ja, et tegelikult, kui te kasutate neid tavalisi krüptobörse nagu Binance, Kraken, FTX, kõiki muid, ja tegelikult ka, kui te LHV alt ostate, siis te teete seda vormi. Et panete riigi, ehk siis guugeldate, kus see Binance siis peakontor asub, panete sisse, varaliik siis krüptovara ja siis tõenäoliselt see kinni peetud või tasutud tulumaksu te kunagi täitma ei pea. Ja kuna ma vähemalt Maksuameti koolitusel saan aru, et nemad süsteemis, neil on 10 lahtrit tehingute jaoks, siis te tõenäoliselt vist ei hakka seda kunagi seal täitma, vaid esitate Exceli. Ja see Excel peab olema sellises vormis nagu see tabel siin, et te peate ise ümber tegema. Et mõned küsisid, kas ma võin ainult ühe rea esitada, nagu see kasu arutab Maksu- ja Tolliamet selle osa, et ei saa. Et te peate sellise ettevõtme endale Excel tegema, kõik need tehingud sinna sisse panema ja see tähendab ka seda, et ei saa kasutada tegelikult praegu hetkel veel neid platvorme, mis teil seda eraisiku maksustamist lihtsamaks teeb, et kõik need koondülevaated teeb, sest nad peavad sellele kujule siin vastama. Aga ma ütleks niimoodi, et kuna see Maksuametile uus asi ja olles kunagi olnud ka ametnik, ma kinnitan teile ja olen suhelnud ka maksuametnikega, et nad ei taha neid ükshaaval ka kontrollida. Ja nad ausõna, nad ise tahavad ka, et seal areneks edasi, et kuidagi oleks see lahendatud, et see oleks automatiseeritud. Ehk siis ma ütleks kõigile niimoodi, et kõik, kes te olete vaprad erainvestorid ja olete nõus oma tulusid deklareerima, pange neid 10 000 tehingut ära ja uskuge mind, küll see Maksuamet päris kiiresti muudab oma seda süsteemi, sest need ametnikud hakkavad seal kurtma. Et praegu lihtsalt see praktiline pool, see kogemus on puudu, aga no, ka samamoodi neil on see aja raiskamine, et nad ei tee seda, nad ei naudi seda kindlasti. Kas jäi veel küsimus, ei jäänud? Siis tuludeklaratsiooni saab parandada 3 aastat tagasi ja praegu tegelikult on parim aeg seda teha,
sellepärast, et pandeemia ajal vähendati viivist poole võrra. Ehk siis iga kord, kui te parandate oma tuludeklaratsiooni, siis ei ole niimoodi, et ups, ma siis maksan selle summa tagantjärgi ära, vaid alati nõutakse viivist. Et kui mina oma palgamaksega, seal sotsimaksuga kas või päeva hiljaks, kohe viivis, ei ole küsimust, vahet pole, mis juhtus. Et samamoodi tagantjärgi tuleb maksta. Et sellest ei pääse mitte mingil juhul, aga kui see summa on väga suur, siis te saate taotleda maksegraafikut ja selle määramist alates siis ei suurene see vähemalt. Et see on ka variant parandada. Ja muidu tuleb siis tähelepanu juhtida sellele, et makse saab nõuda siis 5 aastat, et siis on aegumine. Ehk siis maksuamet, maksuhaldur teeb selle otsuse ja siis kui teie nüüd eraisikuna ostsite krüptot, siis see ei kuulu maksustamisele. Aga kui te müüsite ja teenisite kasu, siis see osa kuulub maksustamine. Ja alles siis kuulub maksustamisele, kui tuludeklaratsioon tuleb esitada, mitte enne eraisikuna. Ja siis alles seal, kui need tähtaeg lukku lähevad, siis sealt hakkab see 5 aastat jooksma. Tegelikult on see, ütleme niimoodi, meie tavainimkeeli ütleme, et see on 6 aastat, on ju, aga juriidilises keeles on 5 aastat, et hakkame võtma. Ja siis see tähendab seda, et siis maksuamet ei saa enam maksuotsust teha, ta ei saa seda raha enam nõuda, aga teil on see raha käes. Et sisuliselt võiksite seda nalja teha, et kui teil on 5 aastat mööda, siis ütlete, näete, mul ongi see maksmata tulumaks, on ju, aga aegunud, te ei saa midagi teha. Ja kui kunagi küsimus tekib, kus see raha tekkis. Et ma ei soovi, aga põhimõtteliselt saate. Nii, aga siin siis tuleb ka nagu tagajärgedest rääkida, et siin see MKS, see maksukorralduse seadus, et seal on välja tulnud, et kui te tahtlikult jätate andmed esitamata, et endale paremat olukorda teha, siis on 300 trahviühikut, siis on 1200 eurot eraisikule ja siis äriühingu puhul on päris palju suurem summa. Ja siin on nüüd see oluline punkt, ma toon selle pärast välja, et kui te üldse ei esita dokumente. Et kui mõtleme selle peale, et Eestis maksuamet pääseb panga andmetel ligi, aga krüptobörsi omadel ei pääse. Nii. Ja kui teie nüüd ei esita oma andmeid maksuametile, rikute seda paragrahvi, siis te näete, mis see trahv on. Nii. Aga ütleme niimoodi, kui teil on nagu see, kui ma mainisin, et olete erainvestor, mõtlete selle peale, et mis on see kulu ja mis on see kasu, siis sisuliselt, kui teil on piisavalt palju see raha seal on, siis võite neid trahve kinni plekkida ja teate, et maksuametil pole mitte mingit viisi ju arvutada välja, palju te olete investeerinud. Mina igal juhul ei kujuta ette, et kuidas mingi valemärgi ma saan öelda, et et keskmine investor teeb päevas 5 tehingut. Ei ole, on ju. Jah. Miks see summa tegelikult suhteliselt väike on? Mul on hea meel nii küsimusele, miks see summa nii väike on, aga mu vastus oleks pigem, mul on hea meel, et teil on palju raha ja hästi läheb. Et mina neid summasid ei mõjuta, et ma tõesti, jah. Nii, ja siin, kuna mõned küsimused olid sellised väga elulised ja minu arust tuleks ka selle tähelepanu juhtida, et üks küsimus oli, mida ma siis teen, ta tegi hästi pikk küsimus, et kui ma sisuliselt olen kogu raha ära kaubelnud, teinud miljonid tehingud, väga palju raha ja ma olen miinuses. Ja nüüd maksuamet saab teada. Sisuliselt ongi vastus pankrot, aga siin on ka näiteks MKS 100, mis on selline võrratu paragrahv, et kui maksuhaldur teeb kindlaks, et selle raha nõudmine on liiga keeruline või kulukas, siis ta võib loobuda sellest. Ja samuti ka pankroti avalduse esitamisest. Et see on ka alati üks variant, et meil on võib-olla väga tore maksuhaldur ja siis ta otsustab niimoodi. Ma ei ütle, et nii peab olema, aga meil seadus on see ette nähtud. Ja tegelikult siin me jõuame üldse selle krüpto maksustamise juurde selles suhtes, et tegelikult on ju väga palju inimesi, kes siiamaani pikalt on kaubelnud eraisikuna ja ei ole maksuametit tülitanud ja see on samamoodi vastus selles suhtes, et maksuameti ülesanne on makse koguda. Ja maksuamet on sellest tegelikult väga edukas olnud. Maksuamet on praegu öelnud, et nad praegu koostavad endale ülevaadet, kui palju makse jääb krüpto puhul riigile maksmata. Ehk siis maksuamet tahab teada, et iga euro, mis nemad sisse panevad, et makse koguda, mitu nad tagasi saavad. Ja kui sinna, ma ei kujuta ette, kuidas see arvutus käib, et kui nad näevad, et see on liiga keeruline, siis võib-olla nad ei tegele sellega. Et samamoodi, kui uudistes loeme, et prokuratuur ütleb meile, et alla 60 000 asjadega nad ei viitsi tegeleda, see on jälle see kulu efektiivsus siin, et ütleme siin õiglusega võib-olla midagi pistmist ei ole, aga siin alati see küsimus, et mis see suurem kurjus või siis
negatiivne tagajärg on, mida ära hoida. Et mõeldes ka niimoodi. Ja siin juhin siis tähelepanu veel MKS 84, see on väga oluline. Et 84 on väga oluline selle poolest, et mitte ainult krüpto puhul, vaid üleüldiselt, et kui tehingud tehakse ainult selle eesmärgil, et luua soodne maksutingimused, mitte makse maksta, siis ja ütleme niimoodi, et tegelike andmete põhjal see ei paista niimoodi välja, et see tehing oli päriselt ka tehtud, vaid ainult selleks, et maksudest hoiduda, siis maksuhaldur võib öelda, näete, see ei ole usutav, et te selle tehingu tegite ja me maksustame teid niimoodi, nagu oleksite päriselt selle tehingu teinud. Et see tuleb alati silmas pidada. Ehk siis, kui ma hiljem teile räägin, et agendilepingut saab tagantjärgi teha, kui te seda algust peale soovisite, siis kui kõik muud numbrid näitavad, et ei tahtnud seda teha, siis ei saa ka tagantjärgi teha. Et see on selline üldine põhimõte. Nii, küsimusi? Jah, seal me jõuame kolmandas osas, aga sisuliselt küsida võib alati ju, aga neil muude riikidel ei ole ju kohustus selles suhtes vastata sisuliselt, kuidas nad neid trahvivad. Et ütlevad, et meil on Eesti seadustel on trahve ette määratud, et kui nad, see on see kontekst, et kui sa päringule ei vasta, siis nad võivad su selle litsentsi või siin toimimise litsentsi kinni panna. Vabandust, küsimus, et litsentse, me praegu räägime erainvestorite puhul, neil ei ole litsentsi vaja. Ja kui maksuamet teeb siis päringu näiteks Binance'i ja... Aha, Eesti maksuamet võtab litsentsi ära Binance'ilt. No ma ei tea Eestis, ma ei tea mingi... Kui, jah, vaat nii, küsimuse püstitus on see, et kui Eestis asub virtuaalteenuse pakkuja, kellel on tegevusluba ja erainvestor investeerib sinna ja siis maksuamet esitab päringu neile, kes Eestis asub, jah, siis nemad vastavad. Aga muudes riikides, kuskil maksuparadiises, neil haare on liiga lühike. Nii, aga nüüd see äriühingu osa on siis kõigil nendele, kes võib-olla ei ole tegelenud ise eraettevõtlusega, et lühike ülevaade lihtsalt, miks tõesti tasub sellega tegeleda. Et siis, nagu selline kaasus ütleb, siis OÜA väljastab arve OÜ-le B. Ja ütleme, et siis nagu me teeme näite neid töölepingu puhul või siis müügileping, töövõtuleping või käsundusleping, et kus ma tõin teile selle, et see maksustamiskohustus on 43% eraisiku puhul, siis kui OÜA, kes ei ole käibemaksukohuslane, väljastab siis arve 3000 euro eest, siis seal makse ei lisandu. Ja ongi kogu kulu 3000, tehingu maksustamine 0. Ehk siis kui üks OÜ teisele osutab teenust, töövõttu, midagi muud, väga mõistlik, ei ole maksukoormust. Ja kui me võtame nüüd siia käibemaksu juurde, siis me näeme, et siis 3000 saab 3600, aga kui teine pool on ka käibemaksu kohustamine, siis ta saab selle sisendkäibemaksuna 600 eurot tagasi. Et järjekordselt näeme, et väga mõistlik on äriühingu alt tegutseda lihtsalt. Ja siin ma tõin ka nüüd dividendi välja, et jälle 3000 eurot, et te näeksite võrdlust. Et kui krüptokauplemise puhul, nagu ma tõin juba välja, et neid tehinguid ei maksustata, aga siis, kui te nagu ikka üldprintsiibi järgi tahate nüüd osaühingust selle kasumit välja viia, siis dividend on üks variant. Ja te nagu näete, siis see summa on 750, et nagu te enne nägite, oli käibemaksuga 360, et siis dividendi puhul on see, arvutatakse seda tulumaksu 20 jagatud 80 printsiibiga, mitte lihtsalt see 20%, ehk siis tegelikult on 25%. Et siin on väiksed sellised, nagu alati matemaatilised nüansid, statistika, kõik, et see numbrite mäng, et tegelikult see maksukoormus on suurem, et te teaksite seda. Nii. Aga krüptovara raamatupidamine, et vastav siis vastus on saadud Eesti Maksumaksjate Liidult, kes võiks ju olla ju sisuliselt kõige pädevam üldse sel teemal. Ja krüptoraha on nii uus asi, et raamatupidamisreeglites selle kohta täpne regulatsioon puudub. Samuti puudub ka ühine arvamus spetsialiste seas, kuidas peaks krüptovaluutat kajastama. Ehk siis siin on artikkel ka, mille saate lugeda, ei ole kade. Et kui teil on vaja raamatupidajale öelda, siis kuidas krüptot maksustatakse, siis vastus on lihtsalt üldises korras, nii nagu tahate. Võite valida siit. Et ei ole probleemi, tõesti on lihtne, et ei ole vaja muretseda.
Ja Maksuamet on selgitanud sisuliselt see, et äriühingu maksustamise reeglite kohaselt maksustatakse, ongi kokkuvõte. Et ei mitte mingid erireeglid ei ole, mitte midagi ei ole välja mõeldud, et täiesti üldine kord. Et kuidas see praktikas siis välja näeb, on see, et kui teil on siis selline väiksem osaühing, siis lihtsalt, kui te esitate majandusaasta aruannet, siis te annate krüptoväärtust eurodes aasta lõpu seisuga lihtsalt. Ja me kõik teame, et kes on vähemalt erainvestorid, et krüptopäevaga võib õikuda 60% või 70%, et tegelikult selle, kui te ütlete 31. detsember oli see selle väärtusega, siis selle infoga tegelikult pole midagi peale hakata, see on ju väga subjektiivne, et terve aasta peale. Aga selles suhtes, et midagi ta ikka kannab ja siin on üks raamat, mida ma kindlasti väga soovitan, kes tahavad rohkem Eesti maksusüsteemi kohta seada, mul on seal nurgas kas olemas, et see on siiamaani kõige paremini kirjutatud raamat, et mul oli täitsa lõbus seda lugeda. Et ma kohe nautisin, et seal olid head näited, et ma tõesti juristina ütlen ka, et minu arust ei ole ka põnev lihtsalt paragrahve lõputult lugeda, aga see oli tõesti nagu see praktiline väärtus väga hea ja kirjutaja on ka, on Lasse Lehis ja tema on töötab nõunikuna Riigikohtus kui ka rahandusministri nõunikuna, et selles suhtes kogemust on ja teab, millest ta räägib. Ja tegelikult üldse Maksumaksjate Liit on ka koht, kus võib alati maksuküsimusi ju esitada, et nad annavad nõu. Nii, ja siit vaatame üle üldiselt siis kauplemiskontode siis paberimajandus ja siin on praegu siis internetis liikuv siis finants- ja ärikonto vajalik dokumentatsioon. Ja ma ütlen, et siin tegelikult ei ole mõtet nagu ükshaaval seda isegi läbi minna, sellepärast et Eesti on meil tegelikult nii digitaalriik, et sisuliselt kui te lähete äriregistrisse, siis kõik, kes on kunagi seal käinud ja teil on osa ühing, siis sisuliselt on see B-kaart, lihtsalt võtate sealt välja, võtta oma ettevõtte kohta, kus lihtsalt pikk rodu läheb ja nagu näete, välismaal on iga asja juures eraldi dokument, siis meil on lihtsalt üks leht ongi sisuliselt. Ja siis, kui te lähete nende platvormidele, lihtsalt siis selle sama asja esitate uuesti ja uuesti ja uuesti. Ja nii ongi. Ja seal all on ka siis täiendavad siis need maksureeglid, kus seal on lihtsalt see dokumentil olemas, laete alla, kinnitate, et ei aja äri kellegagi Süüriast, ei toeta terroriste ja siis selline dokument. Ja siis siin on jälle see letter of authorization, et kus te siis juhatuse liikmena või siis nagu need kirjutavad direktorina kinnitate, et teil on õigus selle platvormil kaubelda, et kokkuvõte on see, et kogu see pabermajandus on äärmiselt lihtne, aga tüütu. Lihtsalt esitada sama dokumenti uuesti, vahel peate siis sisuliselt joonistama Paintis enda ettevõtte struktuure, kui teil on pikem kui lihtsalt, et on osaühing ja olete osanik, vaid on mitu. Ja siis erinevate platvormidel sisuliselt erinevalt on lihtsalt see, kas te peate näiteks oma ID-kaardis pildi saatma koos enda näopildi kõrval või siis jälle mingi ettevõtte dokumentidega sisuliselt, et kogu paberimajandus kordub lihtsalt erinevate sõnastusega ja vormidega, et ta on lihtne, aga tüütu. Et tõesti siin ei ole põhjust karta, et see on midagi üle liia käivat. Ja juba oleme jõudnud siis Maksuameti seisukohtade muutuste juurde. Et siit siis hakkas pihta minu siis nõustamise hetk. Mina kuulasin ka seda koolitust väga põnevalt, kus Maksuamet rääkis agendilepingu kohta ja siis hiljem siis muutis oma arvamust. Et vastaval koolitusel siis andis Maksuamet teada, et kui teie nüüd eraisikuna investeerite osaühingu huvides, aga teete seda nüüd krüptokauplemisplatvormil eraisiku konto kaudu, siis te saate ikkagi nautida äriühingu maksureeglid, kui te teete seda agendilepingu kaudu. Ehk siis sest kogu see raha, mis te kannate, kuulubki osaühingule ja üleüldiselt agendilepingule kehtib ka sellised põhimõtted. Ja mina sain sellest mõned päevad enne juba teada ühe oma kliendi kaudu ja siis see vastus oli muidugi ametiasutusiseseks kasutuseks mõeldud, et ei tohtinud isegi jagada seda, et seaduse tõlgenduse muutus toimus neile. Et tegelikult ma ütlengi, et Maksuamet ise kompab ka ja nad ei tea ka täpselt, kuidas hakkab olema, kuidas peaks olema ja nad on sama teadmatud, et ütleme niimoodi, et see harimine peab mõlemad pidi käima, et meie peame neid harima ja siis nemad saavad öelda, mis sellest järeldavad, et kuidas minna. Et praegu siis eeldavad need Maksuameti reeglid, et juhatuse liige on äriühingu seaduslik esindaja ja juhatuse liikmena tehtud krüptovaratehingud teostatakse äriühingu nimel.
et iseenesest väga loogiline, aga samas ma küsiks siia juurde, et kas tõesti ütleme näiteks crypto day trading on juhatuse liikme tööülesanne. Minul ei tundu see olevat. Et samamoodi kui mõtleme näiteks, et kui juhatuse liige teeb mingeid töölepingualaseid ülesandeid ettevõttes, siis Maksuamet on juba sellise vaidluse võitnud, et tegemist on hoopis töölepinguga ja seda tuleb makse maksta. Aga ütleme niimoodi, et ma ei vaidle selle tõlgenduse vastu, sõltumata sellest, et ma ei nõustu sellega, siis see teeb elu lihtsamaks, et juhatuse liikmena saab krüptosse kaubelda ja ei tegi täiendav kohustusi. Ja praegu sisuliselt Maksuameti siis ainuke tegelikult selline kohustuslik element on see, et kui te tahate äriühingu maksureeglid nautida, siis te peate ka krüptokauplumisplatvormi äriühingu konto kaudu investeerima. Et iseenesest väga mõistlik ja tegelikult ma saan ka ainult soovitada seda, aga samas õiguslik järeldus seal on puudulik. Ja ma kohe selgitan, miks. Sest me oleme Maksuameti lehele, siis seal on pikk selgitus, mis asi on agendileping. Ja see selgituse kokkuvõte ongi see, et kirjeldavadki täpselt nii, nagu agendileping ongi. Aga nad jõuavad järeldusele, et kui agent nüüd investeerib osaühingu huvides krüptokauplumisplatvormi eraisiku konto kaudu, siis äkki need põhimõtted ei kehti enam. Ja ütleme niimoodi, et ei mina ega teised juristid ei nõustu selle tõlgendusega ja me ütlemegi, et see on vale. Aga mina ütlen samamoodi, et mina ei saa ühelgi oma kliendile soovitada minna kohtusse Maksuametiga. Et see kindlasti on omaette karistus juba. Ja sellepärast ma pigem soovitakski kolida võimalikult kiiresti äriühingu kontori üle. Ja siin on jälle välja võtta siis Maksuameti enda koolitusest ja siin ma olen alla jooninud 2 olulist lauset, mis tuleb alati mõelda. Krüptovaral ei ole eriregulatsiooni, krüptovarale ei kohaldata erireegleid. Aga me hetk tagasi nägime, et Maksuamet tegi seda. Et kõik on kompamine. Ja nüüd ma toon siin väikse NFT näite, siin on need viited ja siin on jälle nüüd seesama koolitus, mis Maksuametis ma viitan siin, kus Maksuamet ütleb NFT-de kohta, et maksustamine sõltub NFT sisust, et case by case hinnata. Sest üldprintsiip, nagu ma teile alguses tõin, et eraisiku puhul isiklikuks tarbimise osatud esemed, see pastakas, kui ma müün nüüd, ei kuulu maksustamisele. Kui mul on 1000 pastakat, see on ilmselgelt ettevõtlus, kuulub maksustamisele. Üldine printsiip. Ja nüüd me vaatame siin Geeniuse artiklit ja siin on kokkuvõte siis on see, et keegi ostis endale Twitteris account'i jaoks NFT, et selle pilti panna. Ilmselgelt isiklikuks kasutamiseks tundub ju. Ja siin Maksuamet ütleb niimoodi, et maksuvaba on üksnes isiklikus tarbimise oleva vallase asja müük, kuid maksuvabastust ei laiene sellistele vallase asjadele, mida olemuslikult ei ole võimalik isiklikus kasutuseks tarbida. Ehk siis vastupidine põhimõte, et NFT-sid ei ole kunagi võimalik tarbida isiklikuks asjaks, kuigi me sellest juba näitest saame aru, et on võimalik. Ehk siis, ja nagu me näeme, et selle arvamuse vahe oli 6 aega. Samas oleme nüüd ausad, et me ei tea, kuidas see Geeniuse artiklis olev küsimus Maksuametile esitati ja kuidas see päriselt vastus oli. Võib-olla on seal väga palju tõlgendamisruumi. Aga ma tahangi öelda seda, et kogu krüptotemaatika Eestis on kompamine ja see ongi praegu reaalsus. Ja nüüd me jõuame selle järjekordse reaalsuseni, et krüptotehingud on käibemaksuvabad. Ehk siis käibemaks ei kohaldu ja mis on oluline teada, ega see ei tule jälle käibemaksuseadusest. See tähendab seda, et Eestis ei ole seadusse reguleeritud, kuidas ühel või teisel juhul, vaid jälle üldine printsiip. Ja see, et see on käibemaksuvaba, tuli Euroopa Kohtu otsustest, et siin all on kirjas see niimoodi. Et see teeb meil need asjad segasemaks, sest me ju ei saa täpselt seadussätet vaadata, vaid peame ise nagu tõlgendama. Nii, ja siin ma tõin selle slaidi sellepärast välja, et siin oli jälle kirjas, et juhatuse liige või siis neid krüptotehinguid teha, aga ma enne juba mainisin, et võib-olla see ka tulevikus muutub. Sest oma olemuselt tegelikult juhatuse liikme töö ei ole krüptosse investeerida. Et juristi töö ongi neid ohte ette näha. Ja siin ma toon siis natuke jälle sellise suurema pildi nägemiseks teile näiteid, et mina esitan ikka päris palju päringuid erinevate riigiasutustele seoses krüptoga, sest mul seoses oma klientidega tekivad neid küsimusi.
ja siin ma küsisin ühe küsimuse siis Rahandusministeeriumilt, et kuidas siis täpselt seal MTA-kood ja neid piire tõmmata, kui just oli kaevandamise määramisel, ja siis siin lühike kokkuvõte Rahandusministeeriumilt oli, et Rahandusministeerium saab selgitada õigusnormide sisu ja anda õiguslikke hinnanguid elulistele asjaoludele. Ehk siis, kui sa mõtled seaduse välja, siis ma ei räägi sulle, kuidas seda rakendada, sisuliselt oli vastus. Ja viimane näide tegelikult on väga täpselt selle sama analoogiaga, on need energiatoetused. Kõik olete kindlasti uudistelt kuulnud, et kohtutäiturid ütlesid kohe, ahah, võtame energiatoetused ära, sest sinna ei ole see vabastatud arestimisest. Ja mille peale siis justiitsminister ütles kohe, et palun ärge arestige. Aga see ongi, et seaduse looja ise polnud seda läbi mõelnud. Et tegelikult need erandid peavad olema täitevõimu seaduslikult kirjas ja nad ei teinud seda. Ehk siis nad ei mõelnudki jälle neid elulisi asjaolusi läbi. Ja siin on ka tegelikult oluline, võib-olla vale koht, aga ma ütleks, et juristina on alati südamesse, et tasuks alati selle peale ka mõelda, keda te Riigikokku valite, sellepärast et igasugune seaduse praak, mis tegelikult tuleb ju Riigikogust, meie eraisikute maksame kinni maksumaksjate, sest ainult kohus täidab neid seaduslünki ja annab õiguslikke hinnangud eluliste asjaoludele. Ehk siis meie peame kohtusse minema, maksame, vaidleme teise poolega ja siis saame need seaduse praake täiendatud. Et teadmiseks, tasuks mõelda. Nii, ja siin jälle see natuke üldine ülevaade, sellepärast, et mina ei tööta Maksuametis, et saan teile täpselt öelda, kuidas me peaks toimetama või kuskil muus asutuses, aga siin on selline üldine põhimõte, et kui me vaatame nüüd 2020 aasta kõiki kriminaalasju kokku, mida lahendati kohtutes, siis neid oli 5114. Ja üldmenetluses, ehk siis istuti kohtus, algus lõpuni tehti läbi, oli ainult 362 ehk 7%. Ehk siis kõik muud sisulised vormid on niimoodi, et kus üks tunnistas, et jah, ma olen süüdi, teeme kokkuleppe, lahendame kiiresti ära. Ehk siis riigi võimekus, et varasemalt oli see veel väiksem, on päriselt kohtus neid asju läbi võtta. Ja meil prokuröre ongi ainult 191, kohtunikke üle 200 ja maksuametnikke on meil küll 1300, aga ma kinnitan, et kõiki tegelikult krüptoga, et see on ikka iga asjaga. Ehk siis tegelikult need piirid ongi ressursi küsimus. Igal pool, alati on valikud, nagu ma tõin teile, et alati on küsimus, et mitu eurot sisse panna, et mitu eurot maksuraha kätte saada, et meil oli MKS 100, et kui see on liiga kulukas ja liiga vähe raha saab, siis maksuhaldur võib otsustada, et seda ei ole mõtet seda maksuraha küsida. Ja siin ma siis tõin MKS-ist siis välja mõned sätted, mis on siis maksuhaldurite võimalused. Ja siin ongi kirjas näiteks, et krediidiasutusele anda korraldus, et arestida võlgniku pangakonto, ehk siis need on pangad. Aga krüptokauplemisplatvormid ei ole krediidiasutused, ehk siis sinna jälle see ei ulatu. Aga nagu enne siit küsitigi, et siin on see 61, et saab ka kolmandate isikutele anda neid käske, et anda dokumente välja. Aga samamoodi on väga kahtlane, et kui kuskil maksuparadiisi saata selline kiri, et palun saatke mulle, siis et seal mingi vastus tuleks. Aga kui see asub Eestis, siis ma olen väga kindel, et sealt tuleb vastus. Et siis kogu see info tuleb välja. Ja siin ma olen siis selle erandi alla jooninud, et teatud juhtudel on võimalik ka keelduda info väljaandmisest. Näiteks, ütleme see teoreetiline olukord, kui teie oma maksudokumendid kõik viite advokaadi juurde, kellel on seadust tulenev konfidentsiaalsuskohustus ja tema toimetab nende dokumentide kallal, teeb õiguslikku analüüsi, siis tema võib öelda maksuhaldurile, et sorry, ma ei anna välja, mul on tööks vaja neid. Et see on selline erand teadmiseks. Ja kokkuvõte on see, et ega Maksuametil pole võluvitsa, et ta nüüd maagiliselt teaks, mis teie maksuasjad on. Ja Maksuameti töövahend ongi siis Eestis olevad registrid ja siis pangaandmed, kus vaadata. Ja samuti teiste riikide maksuametid teevad ka koostööd, et sisuliselt Maksuamet ise on öelnud, et kui mõni välisriigi maksuamet otsustab, et saata Eesti kodanike kohta infot, siis nad saadavadki ja nad vahetavadki. Et see ainult lihtsustab nende tööd oma vahel. Ja nagu ma tõin ka näite, siis Maksuamet ise tegelikult on öelnud, et nad koostavad alles seda valemit, et mille alusel siis nende see kelluke käib, et hakata kontrollima, et kui krüptokauplejad on. Aga kindlasti näiteks selline linnuke võiks olla, et kui teil on kinnistusraamatus 10 maja, 20 autot registreeritud ja siis te kuskil ei tööta ja siis on näha, et krüpto nagu pangas kannate krüptosse kogu aeg, raha tuleb, siis on ilmselge, et pööratakse tähelepanu.
aga ma võin ka oma klientide näitel öelda ja ka kuulnud piisavalt, et väga tihti, kuidas Maksuamet saab teada, ongi see, et mõni sõber annab vihje. Et see on igasugused asjaolusid, kuidas see jõuab sinna. Aga ütleme niimoodi, et väga tihti üldse ei pea Maksuamet geenius olema, et saada teada, et te krüptoga investeerite nagu näiteks siin. Et Facebooki grupis öeldakse, et ma tellisin endale eraisiku debetkaardi ja kui te sellega maksate, siis teil on tulumaksukohustus. Ja kui Maksuamet võtab nüüd sinna pastaka, kirjutab nime üles ja vaatab tuludeklaratsioonis, ei ole nii deklareeritud, no voilà, võiks nagu järgi vaadata. Või siis, ahaa, sularahaga, jah, huvitav, kuidas nendega deklaratsioonidega on. Et ütleme niimoodi, et see toimub väga aktiivselt ja palun, võta pastakas ja kirjuta üles, et mingit registrit ei pea pidama, et sa kohe tead, kust makse küsida. Et lihtsalt, ma toon lihtsalt selleks näiteks, et kogu aeg küsitakse mu käest, et kuidas Maksuamet saab teada. No võib-olla siit, võib-olla. Nii, aga ütleme niimoodi, väga palju tegevust toimub ka niimoodi, mida me ei kuule, ei tea. Siin on 2019 aasta näide prokuratuurist, kus võeti isik kinni, kellel oli vähemalt ühe 500 erineva isiku peamiselt krüptovaluuta keskkondade kontod. Ehk siis see, millega kapo ja prokuratuur tegeleb, ega see info tegelikult peaaegu jõua meiegini. Aga neil kindlasti on mingid tööriistad, vahendid, kuidas saada teada. Aga ütleme niimoodi, et siin jälle see majanduslik efektiivsuse küsimus, et kui teil on väiksed summad, siis Maksuametil ei ole mõtetega tegeleda. Aga nii, kui need summad lähevad suuremaks, tekibki huvi. Et võib-olla tasuks kohe äriühingu alla kolida, et siis ei peaks muretsema maksuküsimustele. Ja siis selle slaidi ma tõin välja nüüd selle jaoks, et saada aru, et jälle suuremat pilti anda, mis on tegelikult Rahapesu Andmebüroo üldine arusaam krüptost. Ja see on nende enda uuring ja kui nad toovad välja, et ligikaudu veerand Bitcoinide kasutajatest on seotud mingi ebaseadusliku tegevusega ning peaaegu pooled, ehk siis 46% Bitcoini tehingutest on seotud kuritegevusega, siis me võib-olla saame aru, kuidas meie peale vaadatakse, meie väiksed erainvestorid. Sest suures mastaabis võib-olla see tõesti ongi niimoodi. Et meie peame ka mõistma, et selles suhtes, et kui meile politsei ja muud asutused nii rangelt peale vaatavad, siis seal on põhjus ka taga. Jaa, aga praegu mul need esimesed 3 osad sai läbi. Ma saan aru, et nüüd on väike paus ja siis ma räägin edasi, kuidas siis saab lahendada neid eraisiku küsimusi. Nii, mul on hea meel, et kõik on jälle tagasi. Kõik siin, kes kohale tulid, nemad söövad siin praegu tasuta pitsat ja naudivad ja said juba küsimusi esitada mulle ja said ka vastuseid. Aga kõik, kes ei tulnud, siis nüüd peate nüüd kuulama. Ja nüüd on see, ütleme niimoodi, kui võib öelda, siis eraisikule võluvits, mis hakkame siis tutvustama. Et agendileping võimaldas kuni aastani 2021, ehk siis aasta lõpuni, investeerida äriühingu maksureeglitega. Ehk siis, kui te investeerisite krüpto kauplemisplatvormil eraisiku konto kaudu ning eraisiku pangakonto kaudu, kui te tegite seda osaühingu huvides. Ilma agendilepinguta kohaldavad eraisiku krüptokontot kasutas alati eraisiku maksureeglid, ehk iga kasumlik tehing on tulumaksuga maksustatud. Nii, ja siin ma nüüd juhin tähelepanu, et agendilepingut saab tagantjärgi vormistada, kui te alguses peale tahtsite osaühingu huvides investeerida, teie tegelik tahe. Sellepärast, et see tuleb meie võlaõigusseaduse lepinguvabaduse printsiibist, et lepingut saab jagu suuliselt sõlmida. Ja agendilepingule pole kirjalikku vormi ette nähtud. Ja ma toon ka sellise eluse näite, et see ei tunduks teile nii kahtlane, et kui teie näiteks lähete poodi, ostate 3 pakki paberit ja maksate ära, lähete välja, tuleb meelde, aga tegelikult ma tahtsin ju ettevõtte jaoks osta, mul on tšekki vaja. Lähete tagasi, ütlete kassiirile, vabandust, ma unustasin tšekki võtta. Ja ta annab selle. Tundub kõik korrektne. Või siis tellite internetis midagi, arvet ei tulnud, tagantjärgi küsite, samamoodi vormistate ära. Või mingid lepingutingimused on vahepeal muutunud. Ja täpsustate vastavalt sellele, kuidas tegelik elulised asjaolud olid. Ehk siis, jah, agendilepingut saate tagantjärgi kirjalikult vormistada. Nii. Agendilepingul peate esiteks silmas pidama ka seda, et kui te agendina tegelikult investeerite,
siis kogu see vara, mida investeerisite, kuulub ju osaühingule. Ei tohi unustada. Ja no muidugi vahel küsitakse ka seda, et kas ma võin juba enne investeerida agendina, kui osaühing eksisteerib. Ei, ikka peaks osaühing enne olemas olema, keda te esindate. Lihtsalt mainida. Nii, aga agendileping on nagu iga teine võlaõiguslik leping, ehk siis ta tuleb töötamisregistris registreerida enne, kui te tööle asute. Aga töötamisregistri eesmärk on ju see, et koguda makse. Ehk siis kui Maksuamet läheb jälle ehitusplatsile ja seal on praktikandid kohal, siis olgu nad ikkagi registreeritud enne töötamisregistris või siis on nad päris töötajad. Aga see, kui teil agendileping on jäänud omal ajal registreerimata töötamisregistris, ei muuda seda lepingut kehtetuks ega tühiseks. Kehtib ikka. Lihtsalt teile võib kaasneda väike trahv, sellepärast et jätsite selle registreerimata. Nii, siis nüüd on oluline silmas pidada seda, et meil on olemas ka selline seadus nagu rahapesu ja terrorismi tõkestamise seadus ja selline asutus nagu Rahapesu Andmebüroo, kes väljastab sellist luba nagu virtuaalteenuse, mis oli endale, virtuaalteenuse tegevuse, mitte vist litsentsi praegu. Nii. Ja kui teie krüptoinvesteeringute puhul esindate agendina kolmandad isikuid, ehk teie kuidagi ei ole oma osaühinguga seotud, näiteks seal osanik, siis teil on seda litsentsi vaja. Aga kui te olete oma osaühingu osanik ehk omanik ja olete ka agent ja olete ka juhatuse liige ja teil on agendileping, siis teil ühtegi sellist lisadokumenti ei ole vaja, et ei pea üldse muretsema. Aga ärge kindlasti nüüd võõraste ettevõtetele seda teenust pakkuma hakake. Et mul tuli ka küsimusi, et kas ma võin oma eraisiku konto kaudu lubada kolmandatel äriühingutel investeerida, siis vastus võib öelda, et võite ikka, aga tegelikult ikka ei tohiks rahapesu terrorismi tõkestamise seadust tulenevad, sest see eraisiku kontole, mis krüptokauplemisplatvormil loodi, neil on ka ju seadus tulev kontrollida, kust see raha tuleb, kes see isik on, ja kui teie nüüd ütlete, ma olen eraisik ja ma oma isiklikku tulu investeerin ja tegelikult sealt tuleb mingite kolmandate ettevõtete raha läbi, siis sisuliselt esitate valeandmeid. Et see muidugi teie agendilepingut tegelikult ei mõjuta, aga ei tohiks tegelikult teha seda. Nii, ja agendilepingu jälle selline kitsaskoht on tegelikult agendina te peate maksma iga 1–3 kuu tagant tasu. Aga see tasu võib olla tulemustasu ja kui tulemustasu on väga kõrge ja teie investorina ei suutnud neid tulemustasu täita, siis te ei maksnud see kuu raha. Ja väga-väga oluline küsimus on see, et miks ma sellest räägin, on praegu on agendi kõrvaltegevus ja põhitegevus. Sellepärast, et väga tihti tulevad kliendid minu juurde oma agendilepinguga, mida nad lasid näiteks raamatupidajal koostada või siis tegid ise ja see ei ole sätestatud. Ja miks see on probleemi koht on see, et agendileping pole mõeldud krüptosse investeerimiseks algselt. Ehk siis sisuliselt te peate ise nagu aru saama, mis sätted on olulised seadus, mis võivad jääda, mis mitte. Ja tegelikult agendilepingus olevad enamus sätted on imperatiivsed, see tähendab seda, et sätte mõtte vastu ei tohi eksida. Üldiselt kehtib põhimõte, et poole võivad alati teisiti kokku leppida, kui seadus on määratud, aga kui tegemist on imperatiivse sättega, siis selle mõtte vastu ei tohi eksida. Aga teie mõtet ei saa seadusest teada. See on kommenteeritud väljenduskirjas, mis maksab üle 200 €. Ehk kui te seda endale ei osta, siis te teada ei saa. Ja siis kõrval- ja põhitegevuse olulisus on see, et kui ta agendilepingus ei määra ära, et see on teie kõrvaltegevus, siis see on põhitegevus, ehk siis on täistöökoht 40 tundi. Ehk siis tegelikult vastavalt sellele oleksite pidanud ka töötasu maksma ja siis kui Maksuamet vaatab, see on põhitegevus, vaatab, mis see keskmine töötasu on ja mis need maksurahad maksmata on jäetud. Aga kui te panete kõrvaltegevus ja 3 tundi maksimaalselt, siis on nagu kohe teine asi. Mis ma ikkagi eeldan, et te panete nii päris asjaolud kirja, nii nagu oli. Ma lihtsalt mainin. Nii. Ja siis agendilepingu suhtes ma pean veel ütlema seda, et nagu saite aru, et ilma juristi abita siis seda koostada on päris keeruline, et pöörduge kindlasti juristi poole, et seal on väga palju nüanssi. Ja mis siis see aasta agendilepingu ees ootab, on kindlasti kohtuvaidlusi, sellepärast et nagu ma varasemalt siin mainisin juba, et siis meil siin juristide seas on nagu teistsuguse arvamusi, et Maksuameti tõlgendus on vale ja selle tõlgenduse korrektsus saab kinnitada ainult kohus. Ja see ongi normaalne õigussüsteemi puhul, et kui on eri arvamus, siis kohus ütleb, täidab seaduse lünki.
ja tulenevalt sellest, et mina ei soovita kellelgi Maksuametiga vaielda, siis ma tõesti soovitan kõigil erainvestoritel luua osaühing ja teha äriühingu konto, see ei ole keeruline, ja viia kõik oma varad siis äriühingu alla ja sealt edasi investeerida, sest see maksukoormus, nagu ma üritasin algusest peale näidata, on äriühingu alt sisuliselt nullilähedane, väga soodne, raamatupidamislikult ka väga mõistlik, et tehke seda. Nii, ja siis see on ka väga popp küsimus alati olnud, et kuidas ma saan oma eraisiku varad viia siis äriühingusse. Ja eeldame praegu seda, et olete kõik oma maksud ära maksnud, et teil on nüüd juba maksujärgne raha käes. Nii. Ja teil on võimalik kinkida see, kui te soovite. Ja kinkimise kohta lihtsalt siis vormistate väikse paberi ja et kingiti, et sellepärast on alati küsimus ju see, et kuidas see raha sai osaühingusse. Et te peate ju näitama, et kellelt, miks see tuli selles suhtes, et ja üks võimalus on ka laenata, aga selle konks on alati see, et pluss on alati see, et kui te raha laenate, saate raha tagasi. Laenad krüptot, saad krüpto tagasi. Aga kui te mõtlete nüüd krüptobörsil kauplete krüptoga ja laenasite Bitcoini 1000 eest ja siis kasvas hästi palju, müüsite maha ja siis vahepeal tõusis veel rohkem, et ei taha seda tagasi osta, siis te ei taha seda laenu tagastada Bitcoiniga, et see on see probleemi koht, et väga kõikuv hind. Ja siis samuti on väga tihti küsitud, et kas ma ei võiks lihtsalt krüptot laenata ja eurodest tagasi maksta, aga siis tegemist ongi varjatud müügilepinguga, et seal peab ikka alati põhjendama, miks see laenatud ese siis või vara siis kaduma läks või ära hävis ja ütlen teile ausalt, et see, et ma maha müüsin kogemata, nagu ei ole tõesti põhjendus, et siis nagu eurodes asendada, et siis te peate pärast maksu maksma selle pealt. Et siis ta on tegelikult ju müügitehing, mitte laenutehing. Ja siis on sisuliselt parim variant on mittevaraline sissemakse osaühingusse, kus siis pärast siis sisuliselt selle osakapitali summa saab maksuvabalt välja võtta. Aga seal on päris korralik paberimajandus, et ei ole nii lihtne nagu eelnevad nimetatud variantide puhul, aga kui teil on jaksu, siis kindlasti tasub ära. Küsimusi siin saalis? Sest see on tavaliselt nii popp küsimus, kuidas viia. Sisuliselt kokkuvõte oli see, et kirja panema, mis see tehing oli siis paberile, et kajastada äriühingus. Ja nüüd jõuame järgmise lemmikteemana kaevandamine. Ja. Kinkija puhul peab olema ka kindlaks määratud, kes see kinkis on? Ütleme jah, sellepärast, et jälle, et küsimus oli, et kas äriühing peab kindlaks määrama, kus kohas tal raha tuli ka kinkimise puhul. Et võib-olla... annetus on seganes nimetada siis? Jah, tegelikult ikkagi peab, sellepärast, et küsimus on alati see, et peab ikka kindlaks tegema, et ei ole kuritegelik raha siin selles suhtes. Et mida muidu nagu väga tihti, ütleme nii, et mitte juristid ei tea näiteks, et sellised asjad tehakse näiteks advokaadibüroodele. Et saadetakse kuskilt Aafrika riikidesse tšekke neile, advokaadibüroodele öeldakse niimoodi, võtke oma rahaosa välja ja saatke meil ülejäänud raha tagasi. Nii. Ja me saame kõik aru, et see ei ole õige tegevus selles suhtes. Et ikkagi peab tuvastama, tegelikult on küsimus ka, miks inimene kingib ju. Et samamoodi, et kui pärast maksuamet küsib või rahapesu andmebüroo ja siis vaatab see, kuulge, siin on mingi kuritegelik raha hoopis liikunud, et siis ei sobi, et samamoodi vaadatakse, kus see inimene pärast selle raha sai. Aga sisuliselt, kui te ise kingite või teie perekonnaliige kingib, siis on ilmselge, et perekond kinkis tahtis ja teie osanikuna võite nii palju raha kinkida, kui tahate osaühingule, et see on selline põhimõte, et ettevõtte omanik võib oma ettevõtted nuumata nii palju, kui ta tahab. Ehk siis tullakse küsima, kust mina selle sain? Jah, see on see vastus, et kui te kingite ja te ei tuvasta, kes see kinkis, siis ikkagi tekib see probleem. Aga tegelikult kui, mega palju on neid case'i, kui selle aadressiga eksitakse, lihtsalt lased läbi selle aadressi kuskilt. Ja, siin on see küsimus, et kui krüpto puhul saadakse walletisse sulle kogemata raha, et siis ongi sisuliselt võiks öelda nagu kingitus, siis tõesti selle puhul tõesti ma ütleks, et on võimatu tuvastada, kes selle saatis kogemata ja sul on võimatu tõestada ka, et see kogemata tuli. Ja ma ütleks, et see on tegelikult, ma isiklikult ütleks, sellega hetkel peab leppima. Et ma arvan, et kui maksuamet teid peaks kontrollima selle asja puhul või rahapesu andmebüroo,
siis ta kindlasti vaatab seda tervenisti pilti, milline teie käitumine on. Aga kui teie olete nüüd erainvestor, teil varade hulk, ütleme, on siin tagasihoidlik, mitte midagi viita, et te kunagi olete kahtlast tehingut teinud, siis see on usutav. Et teil joppas, saite lotokingituse. Võib-olla mõni vaal eksis aadressiga. Aga kui teil nagu käitumine on pigem selline kahtlane kogu aeg, siis pigem see viitab, et see ei ole usutav. Tagasi ei tule kanda? Mul küsimuse, kas tagasi tule kanda, mu pea ütleb, kohe ma ei tahaks kanda, aga sisuliselt on siin... Kontodele mingi miljon, siis sa ei saa ju seda enda maksuda. Noh, ütleme niimoodi sisuliselt, et kui kuritegelik raha tuleb, ega siis ei tohiks tagasi kanda, vaid peaks tegelikult andma selle... Kuritegelik või mitte, et sa pead ju tegelikult omanikule tagasi nõudma, kui see on põhjendamatu. Jah, see oleks väga, väga hea tegu. Ahah, okei, sain aru. Jah, sain aru. Et küsimus oli, mis vahe on kinkimisel ja mittevara sissemaksel. Siis võib-olla tõesti mul lause siin mittevara sissemakse puhul natuke lühikseks, et ma tegelikult, see on juba juristi võib-olla viga, et see kontekst on taga nii suur, et alati me räägime tegelikult et osakapitali suurendamise mittevaralise sissemaksega, et krüpto on alati mittevaralise sissemakse, ehk siis sisuliselt te suurendate osakapitali, et te määrate eurodes selle summa ja siis maksate selle sisse ja seal on muidugi see, et tegelikult kui me juba suuremates summades räägime, siis on alati kohustus ka audiitoris üle vaadata. Et ma hindadest kahjuks ei tea, palju nad võtavad sellest. Ja siis kinkimise puhul lihtsalt sisuliselt kujutage ette, et te lihtsalt kannate krüpto sinna ja siis võtate paberit, ütlesite kinkisite ja mina tegin seda, tahtsin ja et osakapitali suurendamise puhul mittevara sissemaksega on suur paberimajandus selles suhtes, et te peate ikkagi registrile teada andma, juhatuse liikmena peate ka hindamata, et see on tervenisti protsess, mida peate tegema, et mis seadus tuleb. Aga selle pluss oli siis see, et kui te hiljem osakapitali vähendate, siis selle vähendanud summast saate maksu poolt välja võtta. Et sisuliselt võiks nagu laenuga võrrelda. Mul on üks küsimus. Jah. Kui ma kannan enda eraisiku krüpto, kannan ettevõtte Cracking aadressile. Jah. Et kas see on nagu, see ei ole seotud minu nimega, et kas seda ma pean näitama kuidagi? No selles suhtes, et ikkagi, kuidas see raha sinna jõudis, miks see tuli, see on ikkagi läbipaist. Et küsimus oli see, et kui te ise kannate oma eraisiku kontolt, äriühingu kontole raha, kas te peate seda näitama? Jah, krüptovara. Jah, krüptovara. Et raamatupidamisega ikka peaks te näitama, et ega niisama tavalist raha sinna ilmu selles suhtes, et korrektse paberimajanduse nimel ikkagi peab näitama, et see on jälle see küsimus, et miks see raha sinna tuli jälle. Kinkis. Ja kui kinkis, siis tulebki märkida, et kinkis. Jah. Võidakse käsitleda rahana, varudena või immateriaalse põhivarana, ka siin. Ja seda otsustab juhatus, pilvebüroo, maksuameti ei ütle midagi selle kohta. Kui ma võtan juhatusse asutluse mõistliku ja ütleme, et käsitleb seda rahana, või on võimalusena 3 nii, siin küsimus oli see, et kuna maksumaksjate liidu tõlgendus oli, kuidas võib käsitleda krüptot, et see 3 erinevat varianti ja kas ei ole vastuolus praegu see mittevaralise sissemaksega, siis tegelikult õiguslikus mõttes krüpto ei ole raha. Seda ei saa sinna alla panna. Ja ta sisuliselt õiguslikus mõttes on nagu see pastakas, samad regulatsioonid. Aga me kõik saame aru, et krüpto ei ole pastakas. Et ta on pigem, kui me kanname neid rahaülekannetena või väärtpaberid, õiguslikus mõttes ta on vara. Ja ta on vara sellepärast, sest meil ei ole õiguslikus maastikus seda veel piisavalt reguleeritud. Ja sellepärast me käsitleme teda kui mittevarast sissemakset. Kuigi on antud võimalus käsitleda rahana? Teda ei ole, jah. Raamatupidamine on midagi väga loomingulist. 3 varianti ainult. Siiski, sai väga loominguline olla. No ma valin selle raha ja edasi veel käitumist. Kuna mina raamatupidaja ei ole, siis ma seda tehnilist poolt ei tea, aga mina juristina ütleks, et pigem ta ei ole raha. Nii, ja nüüd jõuame kaevandamiseni.
Siis kaevandamise puhul on siis 2 MTAG-koodi, mida valida, et kui te lähete nüüd RIK-i ja üritate ise seda leida, siis sealt neid ei tule, et te peate eraldi päringu esitama neile e-kirjalikult, et küsima. Et siis need on need korrektsed, mida kasutada. Ja siis MTAG-koodi puhul kohe räägin, miks see nii oluline on, et ära määrata. Et muidu ma vanasti oleks öelnud sellepärast, et ärge MTAG-koodi pange sinna, sellepärast, et kui te tahate pangakontot avada, siis see on lõputult kaua võtab aega, sellepärast, et tekivad täiendavad järelevalvekohustused pangale, aga viimati on kuulnud, et vähemalt LHV-s, et sisuliselt 2 päevaga avavad, et nad on aru saanud, et kui te kaevandamisega tegelete, siis ei ole mingi kuritegelik tegevus, et täpselt samamoodi avab. Et see suhtumine on muutumas. Ja siin siis esimene osa, et kaevandab on alati ettevõtlus, see tähendab seda, et kui teie eraisikuna kaevandate, siis see on ettevõtlus. See ei ole teie isiklik lõbu, et sisuliselt õiguslikus mõttes saaks öelda, et kaevandab on isiklik lõbu, kui selle kaevandataval tulemusel ei ole mitte mingisugust rahalist väärtust, et ei saaks seda müüa. Et kodus teil on lihtsalt nullid ja ühed arvutis ja siis saate öelda küll, et tõesti, et siis ei ole ettevõtlus. Ja siis kaevandatav krüptot siis maksustatakse mitte selle saamisel, vaid siis, kui te seda müüte ja siis, kuna teil seda ostuhinda ei olnud, siis on täissummast. Ja siis muidugi, kuna te olete eraisik, siis te peate deklareerima seda, et lõbus. Ja siis jälle järjekordselt hästi oluline punkt, et siin lõpus, et miks tegeleda äriühinguga on sellepärast, et saab ju kõik seadmed panna ettevõtte kuludesse enne maksustamist, et mida eraisik ei saa kunagi teha, et maksab täishinna alati ära. Ja nüüd järjekordselt tuletan meelde, et kaevandamine ise ettevõtlusel on ka käibemaksuvaba tegevus ja ärge nüüd arvake, et see kuskilt meie Eesti seadusest tuleb. Et see tuleb jälle Euroopa Liidu käibemaksukomiteest ja siin ma seda esimest osa olen tegelikult alla jooninud pikalt ja seda tasub läbi lugeda, et mõistmaks jälle seda tervikpilti, kuidas seadusi luuakse. Ja kogu siis kaevandamise suhtes otsus on tehtud ainult selle üle, kuidas Bitcoini süsteem on. Et mitte ühtegi teise süsteemi peale pole vaadatud ja võrdluseks lihtsalt öeldud, et kuna Bitcoin on nii, siis me otsustasime tervenisti, et on käibemaksuvaba. Ja see tähendab seda, et kui te kaevandamisega tegelete oma äriühingus, siis kõik seadmed, elekter, kõik vahendid, mis te ostate, te ei saa sisendkäibemaksu tagasi küsida. Et see on päris suur maksukulu. Aga seda saab muidugi siis vältida, kui teete 2 osaühingut, üks ostab kogu vara ja siis rendib seda vara siis teisele ettevõttele välja, mis tegeleb kaevandamisega. Sisuliselt te maksate ikkagi käibemaksu ära, aga te lükkate selle käibemaksu maksmise hilisemaks edasi. Et selles suhtes, kui te mõtlete, et kaevandamisseadmete ostmine on ikka väga suur rahaline väljaminek, siis saate kohe kõmmi tagasi ja siis sisuliselt tilgutate seda kõmmi hiljem ära. Ja mis on siis võlu veel tegelikult, et ju krüptoga saab ka arvet maksta. Ehk siis see kaevandatav ettevõte saab teile renditulu näiteks krüptost tagasi maksta. Ka rendina. Ja siis juhin tähelepanu seda, et kui teile ettevõte tegeleb ainult kaevandamisega, siis te kõmm-numbrit ei tohigi taotleda. Et te teaksite seda. Ja siis siit muidugi meelde, et kui te nüüd tahate tegeleda kaevandamisega koos oma tavaettevõtlusega, siis mul on teie raamatupidajas kahju, sest sisuliselt teil säilib ikkagi õigus küsida käibemaksu tagasi, aga kõik tegevused, mis on seotud kaevandamisega, sealt ei tohi kõmmi tagasi küsida. Aga nüüd vaatame, et suurettevõttes näiteks elektriarve, hakake siis nüüd proportsioone arvutama välja ja iga kuu peate deklareerima, et selles suhtes. Ja ega see maksuamet ikka väga õnnelik selle üle ei ole selles suhtes. Ja võib-olla endal siis selle paberimajanduse poolest ka tasuks lihtsalt eraldi see kaevandamisettevõte teha. Lihtsalt, et oleks nagu läbipaistvam arusaadavam. Ja siis alati küsitakse, kes mu raamatupidaja on, siin on siis link ja siis samamoodi siis kaevandamise puhul, et siis te lihtsalt aasta lõpus peate majandusaasta aruandes näitama, palju teil krüptot on ja mis selle eurodes väärtus on. Et nii lihtne ongi äriühinguna, et ei tasu karta teha äriühingut. Ja siis see viimane osa, mis ma siis rääkisin virtuaalvääringu tegevusluba, et hoiatas enne. Et siin on nüüd 2 mõistet selle kohta, mis on rahapesu andmebürool üleval ja see just see alumisel olen Bolti pannud, et selle tähelepanu juhtida. Ja nagu te näete, et see mõiste on nii lai, et sisuliselt kõik mahub sinna alla ära. Ja minul tekitas see küll segadust, et mis on nüüd, mis vajab seda tegevusluba ja mis mitte.
ja siin ma olen siis järgnevas slaidis teatud küsimused esitanud siis Rahapesu Andmebüroole, et läbi vaadata, et kuna on vaja kindlasti, kuna mitte. Ja esimene on siis, et juhatuse liige investeerib agendilepingu kaudu osaühingu huvides enda eraisiku konto kaudu, tõstame sellist ära, kauplemisplatvormil ja see on agendi kõrvaltegevus. Ehk siis ei vaja tegevusluba, sellepärast et juhatuse liige on piisavalt seotud siis. Ja teine variant siis on eraisik investeerib agendilepingu kaudu osaühingu huvides enda eraisiku konto kaudu kauplemisplatvormil agendi kõrvaltegevus. Sõltub seosest osaühinguga võib olla vaja tegevusluba. Ehk sisuliselt kõik need järgnevad kokkuvõte on see, et kui on näha, et osutada teenusena isikule, mis ei ole teiega seotud, see on tegevusluba vaja. Ehk siis agent, kui te olete osaühingu osanik ja osutad selle osaühingule siis agendina tegevust, ei ole tegevusluba vaja. Aga nii kui te agendina hakkate nüüd võõrastele inimestele seda teenust osutama, see on tegevusluba vaja. Lihtsalt, ja see tegevusluba riigile võib minnes 3300 € ja väga palju paberimajandust ja kas te üldse seda saate, on omaette küsimus, sest eelmine aasta väljast ei minu arust üks tegevusluba. Et lihtsalt oluline teada, et ärge hakake lihtsalt sinisilmsena oma uuena loodud äriühingust, mille on nüüd krüptokauplemiskonto äriühingu jaoks pakkuma teenust kolmandate osaühingutele, et investeerida, sest see vajab tegevusluba. Nii. Ja siin on siis vastamata küsimuste voor, et siin jälle võrratu küsimus, kas ma MTÜ alt võin krüptosse investeerida? Et ma ei tea, kas vastus on ootamatu või mitte. Jah, võib küll, aga ettevõtluse kohta on niimoodi öeldud MTÜ-des, et tegelikult ei või sellega tegeleda, aga sisuliselt juristina ma olen õppinud, et sisuliselt võib ka MTÜ 99% tegeleda ettevõtlusega, kui kogu see tulu läheb siis MTÜ põhikirjades olevatele eesmärkidele, ehk siis heategevusele. Ehk siis ei ole niimoodi, et siis seda kasumit välja makstakse, vaid hakata meil parki ehitama ja kõik selle krüptoraha eest ja kõike muud, et siis võib. Aga ütleme niimoodi, et kui seda näha ei ole, et eesmärki täidetakse, siis pigem öeldakse, et ei või. Ja siis jälle see, kas äriühing võib kasutada minu eraisiku krüptokauplemiskontot, siis pigem on vastus ei, et vanasti võis, Maksuamet ütleb praegu, et ei tohi enam ja tegelikult ma selgitasin ka teile, et see ka rahapesu terrorismi tõkestamise seadus tulenevalt tegelikult ei tohikski niimoodi sellist skeemi olla, sellepärast et te olete ju teada andnud kauplemisplatvormile, et teie eraisikuna investeerite, mitte ei vahenda äriühinguid. Et nüüd jõudsime õnneliku lõpuni ja ma tegelikult võtaksid võib-olla saalist veel küsimusi ja kui neid nüüd ei tule, kõik on vastatud, siis mul on veel 15 küsimust varuks, et jah, palun. Milliseid dokumente on vaja, kui sa ostad või müüd midagi? Ütleme, et teed firma all ja ostad siis, ma ei tea, sa võtad endale kuskile või mingi kaevandusmasina või ja teine inimene müüb sul seda näiteks bitcoinidest. Ahah, no sisuliselt sa esitad lihtsalt arve, et sa... Kui teine ei esita arvet, ütleb, et ta ei esita arvet. Panna lihtsalt bitcoinile ja Vot, küsimus oli see, et kui soovitakse müüa asju ja teine soovib maksta krüptos selle eest, aga ei taha arvet esitada. Või no, soovin osta pigem, siis ja teine jah, tahab osta. No selles suhtes, et võtame nagu lihtsamalt, et osaühing, tal peab raamatupidamine korras olema, selle eest vastutab juhatuse liige. Kui te võtate selle riski, et teie raamatupidamine ei ole läbipaistev, siis seal võivad tagajärjed tulla ja juhatuse liikmena vastutate. Milline on see dokument, mida on vaja selle jaoks? No arve, leping või leping. Selles suhtes, et mis tõendab seda tehingut, et te tegite? No Facebookis keegi ütles, näed, võta. Teil ekraani kaugtele saadad. No selles suhtes tegelikult see võiks sobida küll, et sisuliselt te peate tõestama, kuna tehing toimus, mis summa eest, mida vahendati ja kui vastaspool on eraisik, siis ma ütleks, et sellega saaks nagu näidata küll ära, jah. Aga kui teine ettevõte on selles suhtes, siis seal kehtib meil kas või raamatupidamisseadusest. Kui ettevõte on, siis on asi teine, siis saadetakse paberit. Ettevõte on ju huvitatud,
jah, kui teine ettevõte, siis tuleb jah. Nüüd küsimus oli see, et kui välismaalt osta asju. Et sisuliselt mõtle meile selle pastaka peale. Et ostate välismaalt pastaka või mis iganes muu asja, auto. Et samamoodi lihtsalt teil on seda arvet vaja, mille alusel ostate. Et see tõendavat dokumenti. Et ma tean, et see krüpto puhul see on lihtsalt nii keeruline, sellepärast, et ta ei ole pastakas. Ta on midagi muud. Või no, kõik need seadmed, et samamoodi lihtsalt, et teil on arvet vaja, kui te ärihingu alt ostate seda asja. Tõendate, keeled osite, mis see tehing oli, mis need reeglid oli, kuidas, kui on käibemaksu kohustus tõenäoliselt, et kuidas sellega oli ja kas see loogika ei võiks lihtsalt nii olla, et sul on seal arve reaalse mingi valuutuhik, on ju, market rate ja siis väärtus eurodes? Ma võin omalt poolt kommenteerida natuke, et ma olen ostnud Bitcoini minerit, siis maksnud krüptoraha eest ettevõtte käest ja ettevõte esitas mulle arve, kus summa, ma ostsin siis USDT-s, stablecoinis, et summa oli siis dollarites ja mul oli lihtsalt seal walleti aadress, kuhu ma pidin raha kandma, igas teises mõttes oli see täpselt samasugune nagu tavaline arve. Mingit vahet ei ole olnud, ma lihtsalt võtsin siis selle aadressi, sealt kandsin raha üle ja oligi tehtud. ja küsimus on see, kui teine pool ei taha arvet esitada. Eurodes. Ja, euro peab olema. Just. Jaa. Nii, küsimus on see, et kui te ostate nüüd krüpto eest asju ja arve peal on ainult krüpto peal kirjas, siis sisuliselt lahendus ongi see, et kuigi tegelikult peaks olema euro peal kirjas, ütleme siis on arve nagu väljastamise nõuete rikkumine, aga siis te vaatate selle päevaseisuga, mis see krüpto oligi. Näete CoinMarketCapi, kui saate võtta, võimalikult seal ligilähedane selle hetke hind ja ongi korras, et deklareerite selle ära, et ma usun, et maksuamet on väga õnnelik, et maksud jõuavad koju, et siis tuleks nii käituda, jah, et määrata isi hinna ära. Kui kellelgi on veel küsimusi, ma olen mikrofoni, muidu teised ei kuule hästi. Aga ma siis soojendamiseks võtan siis varasemalt esitatud küsimused ette, et nagu näete, ma sain head lühikesed küsimused ette, et sisuliselt küsimuse kokkuvõte oli see, et kui ma olen nii palju tehingut teinud, et ma ei tea, mida ma olen teinud ja ma ei ole suuteline maksuametile midagi esitama, kas ma võin mitte esitada. Ja ma juhtisin MKS 100-le enne tähelepanu, et tõesti maksuhalduril on see õigus, et vaatab, issand, siit ma ei suuda mitte midagi kätte saada, ei ole mõtet ka ja loobub sellest. Ja kui teil raha ka ei ole, siis võib-olla võtabki, et olete pankrotis ja ei tee midagi. Aga muidu ongi ikkagi niimoodi, et kui teil enam raha ei ole, siis ootab teid pankrot, et ega siin mingeid erandeid ei ole. Ja dokumentide hoidmise kohustus tegelikult kehtib ju 7 aastat ja maksuhaldur saab otsuseid teha ju 5 aastat pärast müügitehingut selles suhtes. Ja mis ma siin ettekandega õigus praegu ei olnud, aga kui ma varasemalt siin kuulajatega rääkisin, et siis tuletab meelde, et kui meil üldiselt kehtib selline põhimõte nagu süütuse presumptsioon, et siis et mina ei pea tõestama, et ma süütu olen, siis maksuasjadel ei kehti, te olete alati süüdi, tõestage, et olete süütu. Et teie peate kõik dokumendid esitama, kui te väidate, et mina olen korrektne inimene. Et seda vedis on. Nii. Ja siin see esimene küsimus mul kohe meenub, et siin selle inimesel on arusaam, et maksuamet seisab eraisikute huvide eest ja kui tema nüüd
krüptokauplemisplatvormil kaotab 100 000 skämmiga ära, et siis kas tema võib ühishagi esitada Maksuameti vastu, et tema eraisiku huvesid ei kaitsta. Et kahjuks Maksuamet ei seisa eraisiku huvidest niimoodi ja seadusest sellist kohustust ei tule ja ühishagi esitada ei saa, sest sellist kohustust ei ole. Et ma siin varasemalt mainisin, et pankadel on kohustus tagada teatud summa, aga krüptoplatvormidel ei ole ja tegelikult, mis me siin varasemalt ka rääkisime kuulajatega, on see, et tegelikult ju rahapesu andmebüroo soovibki sinnani jõuda, et krüptoplatvormidele kehtiksid samasugused nõuded nagu pankadele ja oleks lihtsalt eraisiku huvid samaväärselt kaitstud. Et hetkel seda ei ole. Jah, ma ei kujuta ette, kuidas tarbijakaitse seal teid kaitseb, et kuidas see läheb sellega. Nii ja jah, siis järgmine küsimus on selle kohta, et mis asi krüpto on, kas ta on raha või mittevaraline sissemakse ja kui osakapitali soovitakse suurendada, siis tegemist on mittevaralise sissemaksega. Et õiguslikus mõttes ei ole krüpto raha. Ma saan aru, et kui tavainimestel tekib segadus sellepärast, et kohus ka Euroopa kohtu tasandil kasutab sõna krüptoraha, aga ta ei ole raha, ta on krüptovara. Et lihtsalt sellepärast, et teda, kui me nüüd hakkaksime siin konkureerima rahaga, siis ma arvan, meie majandusel hästi läheks. Et, nii. Tere, soovin alustada ettevõtet ning viia praeguse krüptoportfooliode ettevõtte alla. Kuidas seda teostada? Kuidas teha see toiming eraisikute ettevõtte alla ning millised dokumendid on selleks vajalikud? Palun võimalikult lihtsalt selgitus, kuna eelnev ettevõtte kogemus puudub, tänan. Et jah, et esimene mu vastus on alati see, et kas te ikka olete kõik tehingud tuludeklaratsioonis ära deklareerinud ja maksud ära maksnud, sest isegi kui te nüüd ilma selleta viite kõik need krüpto ja raha nüüd osaühingusse, siis see ei tähenda, et tulevikus Maksuameti küsi, tere, et kus kohas see raha pärit on. Tuli küll, aga kust teil see raha tuli? Et ikkagi see küsimus tekib alati. Et see on alati see krüpto pool, et väga paljud ütlevad niimoodi, et loodan, et minuga midagi juhtu, kannan osaühingusse, aga tegelikult alati jääb see küsimus õhku, kus see raha tuli. Et siin ei kao see kunagi ära. Ja sellepärast ma ütlen ka alati, et tasuks alati kaaluda ka seda, et kas või tagantjärgi ära deklareerida, et see 3 aastat ja siis saab maksegraafiku võtta, aga vähemalt te saate nii-öelda puhta lehega edasi minna. Ja siis need variandid oli siis, nagu ma enne välja tõin, siis laenata, kinkida, et paberimajanduse poolest siis, kui te kingite lihtsalt siis osanikuna, siis andsite vara üle. Kui te laenate, siis probleemi kohta oli see, et te pärast peate samaväärse eseme siis selle vara tagasi andma, ehk siis, et ei saa seda krüptot sisuliselt väga hästi käiku panna, et sisuliselt steikida te saate sealt ju juurde teenida, aga nii kui te hakkate müügitehingut tegema, te riskite sellepärast, et pärast ei ole suutelised seda sama väärse krüptot tagasi anda, sest see hind oli ka kõrge. Et, ja eraisikuna te tegelikult ei soovi ju investeerida krüptosse tulumaksu pärast. Nii, kas eraisiku krüptorahakotist on võimalik eurosid ettevõtte pangakontole saata ning lisada see nii-öelda ettevõtte tulusse või peab krüptorahakott olema ettevõtte nimel? Või kui tahta eraisiku kontolt kanda, kas see tuleb saata kingitusena või toetusena ettevõttele? Lühidalt vastused on jah ja jah, sest see maksukohustus on eraisikul ja äriühingul on tõendamiskohustus, et kust raha pärit on ja miks. Et see on kogu aeg see küsimus, et kui te kannate raha ja nime ei ütle, siis tegelikult teie peate ikkagi teada saama, kust see tuleb. Ja siin on jälle, et keegi soovib alustada krüptoinvesteerimisega ja siis minu soovitus on jälle, et esmalt tehke endale osaühing, ma saan aru, et sellest aastast on riigilõiv 265 €, mitte enam 190. Ja tee endale kohe siis äriühingu kauplemiskonto ja naudi siis seda 0% maksukohustusest ehk edasi lükatud maksukohustust. Ja tõesti ei pea muretsema eraisikuna maksude pärast. Et tõesti, et kui on 2 asja, mida kaasa võtta siit kogu sellest ettekandelt, et ärge eraisikuna investeeriga, tehke endale osaühingule äriühingu konto, et siis elu läheb paremaks. Et siin see küsimus juba oli. Nii. Või on kellelgi vahepeal siin küsimus tekkinud? Ei ole? Nii. Nii, siin võtame selle ette, et kui soovin enda krüptokonto ja walleti müüa enda osalusega osaühingule, kas osaühing võib edasi kasutada seda sama ostu-müügitehinguga üle tulnud kontot
kaubelda ja investeerida, kas sobib tavaline ostu-müügileping või peab selle notariaalselt kinnitama? Ehk siis Walleti suhtes on vastus jah, sellepärast et minu teada Walleti suhtes ei ole mingeid kontaktandmeid, mida sinna sisestatakse, ei teie nime ja e-posti aadress, vaid lihtsalt teete selle Walleti ja saate lihtsalt mingi numbrite koodi, ehk sisuliselt teil ei olegi ühtegi viisi kuidagi seda rohkem oma osaühinguga siduda ega endaga. Ja sisuliselt, kui te selle osaühingule üle annate, siis ongi niimoodi, et teile paberi andsin üle, et te peate hakkama seda enda selles majandusaasta aruandes näitama, kui palju seal krüptot on. Ja eraisiku krüptokonto suhtes on vastus jah, aga ei. Sellepärast, et varasemalt, nagu ma ütlesin, sai agendilepingu kasutada, praegu enam ei saa. Ja nagu ma juhtisin ka tähelepanu, et kui te krüptokauplemisplatvormil ütlete, et olete eraisik, aga tegelikult äriühinguna investeerite, siis tegelikult see ei ole korrektne. Ja siis krüpto üleandmiseks sobib tavaline ostu-müügileping või nende kontode üleandmiseks. Et siis muidugi eraisiku tekib maksustamiskohustus. Ei tekkinud küsimus Walleti ja kontoga siin. Sellepärast, küsimus on see, miks ei saa krüptokauplemisplatvormile oma eraisiku kontot anda üle enda osaühingule. Just, ja see küsimus on pigem lihtsalt selles, et ei saa krüptokauplemisplatvormil ümber vormistada oma eraisiku kontot äriühingu kontoks. Ja te ei tohi seda kasutada selles suhtes, et äriühingu. Aga kui müüakse osaühingu juhatuse liikmele näiteks, kes on siis agendina selle osaühingule, üks isiklik nagu erakonto on müüdud teisele eraisikule? No nagu agendile. Tegelikult ütleme niimoodi, et krüptokauplemisplatvormil kontod on nagu aluspüksid, neid me ei vaheta. Et te olete andnud oma kontaktid, see kehtib ainult teie kohta ja keegi teine tegelikult ei tohiks sinna raha anda, ka laenata. Me muidugi eraisikuna teame, et kui õde ütleb, et kuule, pane ka minu raha, no panen siis, on ju. Sisuliselt on tegemist ju laenuga ja sa investeerid seda raha enda vastutusena. Et see on selline tavaline asi, aga sisuliselt ei tohiks mitte mingil juhul oma eraisiku kontot anda kellegi kolmandale, sellepärast et see kolmas tegelikult ju tegutseb sinu nime all ja kes teab, kuhu ta raha kannab ja mis pahandus ta võib korraldada pärast. Sest ütleme niimoodi, et kui tulevikus võib-olla muutuvad natuke need reeglid ja näiteks hiljem on tagantjärgi võimalik teada saada, kes see isik oli kauplemisplatvormil, näiteks Maksuametil või muudel asutustel ja siis vaadatakse, ahaa, te olete siin mõnele terroristlikule organisatsioonile raha kandnud, tegelikult oma konto müüsite maha, siis teil tekib seal pahandust. Et me hetkel ju ei tea, mis tuleviku võimalused tulevad. Et selle peale peab ka mõtlema, et kui praegu me oleme sisuliselt erainvestorina krüptokauplemisplatvormil nähtamatud, siis võib-olla tulevikus enam ei ole. Aga muidugi, kus on võimalus, seal on ka viis. Et, mis see on vastatud küsimusele, aga nii. Kas piisab, kui EMTA-s registreerida tulud ühe reana ja hiljem, kui vaja, siis tõestada tehingud läbi online platvormi? Ma olen selle vastava küsimuse esitanud Maksuametile ja nemad ütlesid ei mulle, et peab ikkagi vastama selle tabel 8.3, sellepärast, et kõik see on lisatöö neile. Ja nagu ma ütlengi, et mida usinamad on kõik erainvestorid neid tulusid deklareerima, seda kiiremalt saab Maksuamet aru, et krüpto suhtes tuleb midagi välja mõelda ja asi lihtsamaks teha. Et ega nemad ei soovi ka selle õudusega tegeleda, et nüüd ükshaaval neid andmeid kõik sisse toksida. Et nii, kui tagantjärel on võimalik teha agendileping, vastusele jah, kas on võimalik teha ka osaliselt? Sul on rahakott ABC, AB läheb eraisiku alla ja C tood niinimetatud firma alla. Et on küll võimalik selles suhtes, aga siin ma alati juhin tähelepanu, et kui ta eraisiku alt investeerite, siis on jälle see tulumaks seal taga. Ja siin on küsimus, et aasta 2020 aasta aruandes sai agendilepinguga ostetud krüpto bilanssi, kuidas 2021 aastal toimuvad tehingud deklareerida. Et eelmise aasta kohta on täpselt samamoodi. Ja tegelikult ka sellel aastal on äriühingu jaoks täpselt samamoodi, sellepärast et Maksuamet ei muutunud oma seisukohta osaühingu ja agendi vahel,
vaid ütles, et kui agent nüüd krüptokauplumisplatvormil eraisiku kontol tegutseb, siis agendile kohaldub maksukohustus. Aga osaühingu jaoks jääb see kõik samaks. Et jah, ja jõudsimegi lõppu. Et oli suur pähkel. Meil on muidu internetis ka palju küsimusi pärast, et sa teaksid. Väga hea. Kas mina näen neid siit või kuidas me teeme? Ma võin lugeda sulle ja küsida, kas sa praegu tahad vastata või kuidas me teeme? Äkki sa küsib mult, loed ette ja siis Jah. siis. Kohe praegu? Jaa, sest me jõudsime lõppu, et ma ei tea, kui siit praegu ei tule, et Okei, et selline küsimus. Kuidas Maksuamet suhtub sellesse, et mul on osaühing, mis on loodud krüptoga investeerimiseks ning ma ei maksa endale töötasu ning ka maksusid, vaid dividende ja seda vaid siis, kui ise otsustan? jah, see on alati hea küsimus, et kuidas Maksuamet suhtub sellesse, kui ma makse ei maksa. Et mulle ka meeldivad need küsimused, et ma arvan, et alati tasub katsetada, vaadata, mis nad ütlevad selle peale, et iseenesest juhatuse liikme tasuga on niimoodi, et juhatuse liikme tasu võib sõltuda ettevõtte majanduse käigus, selles suhtes, et tegelikult oleks korrektne maksta juhatuse liikmele tasu, aga me kõik ju teame, et ei maksta. Ja see on nii massiivselt ja võetakse dividendi välja. Ja siin tuleb nagu mõelda selle peale, et ega jälle krüpto ei eristu muudest asjadest, et kui te näiteks teie ettevõte tegeleb Haagiste rendiga ja osaühingu juhatuse liikme tegevus ongi sisuliselt nende lepingute vormistamine, vahel kõnede vastuvõtmine ja kõik muu toimub automaatselt ja siis samamoodi küsimus, kas te võite kogu selle kasumi võtta nüüd dividendina välja või te peaksite nagu juhatuse liikme tasu maksma, et see on täiesti üldine küsimus selles suhtes ja samamoodi, et kui teil on võimalik, siis makske endale juhatuse liikme tasu ja kui ei ole, siis võtate dividendi välja. Et ütleme niimoodi, et ma eraldi selle küsimuse esitasin ka Maksuametile, ma ootan veel vastust. Nii, uus küsimus. Küsimus on, et palun täpsustada, miks laenu andmine krüptos oma äriühingule ja laenulepingus sätestamine, et laenu tagastamine toimub eurodes, et miks see on varjatud müügileping? Mul paar osa läks kaotsi, aga see oli see, et kui antakse laenu krüptose, siis eurodes tagastatakse. Täpselt, et miks see on varjatud müügi... Kas seda pastakat on näha? On. Nii, mina annan oma osaühingule pastaka, ma laenan seda ja ma tagasi saan raha, siis ma ei saa tagasi sama teset. Siis see ei ole laenuleping, vaid see on müügileping, sõltumata sellest, et ma olen selle tehingu edasi lükanud. Et krüpto ei ole raha. Aga krüptos saab maksta, kui selles on pooled kokku leppinud, aga ka pastakates saab maksta, kui me lepime selles kokku. Nii, uus küsimus. Siin publikust üks küsimus. Okay. Küsimus oli päris keeruline, et ma ütleks, et see oli nagu õiguslik püramiid tegelikult minu jaoks, et sisuliselt küsimus oli, et kui krüpto nüüd on näidisena toodud, et on hoopis ruuter ja te Teliast rendite ruuterit, siis hoopis krüptos käib, et miks ei võiks elu lõpuni seda rentida ja mitte tagastada ja ma lastele edasi anda. Mida iganes edasi saab. Et ütleme niimoodi, et see on õiguslikus mõttes on praegu nii palju kihte, aga ma üritan võimalik lühidalt vastata, et ruuteri puhul on tegemist nüüd kas üürilepinguga või rendilepinguga, sõltuvalt sellest, milleks te kasutate seda, aga krüpto puhul, nagu me ütlesime, on laenuga tegemist.
ja selles suhtes laenu puhul on ka teile küsimus, et kui teie osanikuna laenate oma osaühingule, siis ma nagu varasemalt mainisin, te võite oma osaühingut nuumata nii palju, kui tahate. Ehk siis null intress, tähtajatu laen ja lõpuks võite öelda, ma kinkisin sulle selle, ma tahan seda. Aga kui nüüd mina tulen ja laenan sinu ettevõttele krüptot, siis küsitakse, aga miks? See peab olema põhjus taga. Ehk siis mina pean, mulle sa pead maksma intressi, sellepärast, et see peab olema majanduslikult põhjendatud. Välja, muidugi on erandid ka, kui me mingi muu diil on, et siis on nagu põhjendatud, miks on null intressiga, aga peab maksma selle pealt intressi. Ja sisuliselt, et ma võin ka seda sult lõputult laenata ja maksad intressi, et see on absoluutselt lubatud, jah. Et kas mõni küsimus osa vastamata? Miks mitte niimoodi teha? Aga võitegi teha. Aga intressi maksmise puhul minu arust oli huvitav, et kui ma nüüd praegu ei eksi, siis Maksuametil hetkel ei ole seisukohta selle kohta, või kindlalt, et seda peaks maksma ainult krüptos või ainult eurodes tagasi. Et selles suhtes see annab nagu täiendava, aga kui teil intressi makstakse, siis seal kohaldub teil ju, kui te eraisikuna andsite laenu, siis selle maksukohustus tuleb, mida peate deklareerima. Et te võite seda teha, jah, aga te peate sama eseme vara tagastama. No kui ma kunagi ei tagasta sedasama teoorias, siis ma ei saa kasutada seda Bitcoini. Jah, ja kui te ei tagasta kunagi, siis te ei saa seda kasutada, just te olete ilma sest jäänud. Okei. Kas on publikust veel küsimusi? Ei ole, siis ma küsin siit internetist. Kas investeerimise puhul on vahet, kas ettevõtte, mille kaudu sa investeerid, on käibemaksukohuslane või ei ole käibemaksukohuslane? Kas me räägime krüptost ikka? Krüptost, jah. Jah, et krüpto on käibemaksuvaba, ehk siis sinna sa ei tohi käibemaksu juurde panna, et kui sa tegeled ainult krüptokauplemisega, siis sa tegelikult sinu ettevõte ei tohikski käibemaksunumbrit omada. Et see on täiesti, aga kui sa tegeled muude asjadega ka selles suhtes, siis ei ole mitte mingit vahet. Et minul ettevõte on käibemaksukohuslane, tegelen krüptoga ja kuna tehingud on käibemaksuvabad, siis see ei mõjuta mitte kuidagi. Äriühingu puhul ei olegi maksukohustus, tekigi seal ja kuna mina kaevandamisega ei tegele, siis mul ei teki seal sisendkäibemaksu küsimusi ka, et ei ole mingi vahet. Aitäh. Uus küsimus. Kas agendilepingu puhul on ka vaja kõiki tehinguid tagantjärgi kajastada? Okei, ma räägin natuke agendilepingu siis. Küsimus oli see, kas agendilepingu puhul on vaja kõiki tehingud tagantjärgi kajastada. Nii, tuletan meelde, eraisikuna on vaja kõik kasumlikud tehingud tuludeklaratsioonis deklareerida. Nii, äriühingu puhul ei ole vaja. Ainult majandusaasta-aruande lõpus panete, kui palju need eurodes väärtus on. Nii, ja sisuliselt agendilepingu puhul on täpselt samamoodi. Aga 7 aastat on ettevõtete puhul raamatupidamises kohustus. Ehk siis, kui kunagi peaks tulema nüüd Maksuamet või siis küsib neid dokumente, et te peavad nüüd olemas olema. Aga sisuliselt selles suhtes sobib, kui teil on lihtsalt seal platvormi välja võtted ju. Sest selle puhul ei ole vormi ette nähtud. Teie peate lihtsalt tõestama, kus kohas see raha pärit oli, kui tekib küsimus. Sest äriühingu puhul te tegelikult maksustamiskohustust ei tekingi. Et seal ei ole küsimus sellest, kas te oleks mingi makse maksmata jätnud. Küsimus kinkelepingu kohta, et mismoodi käib kinkelepingu vormistamise, et kas piisab sellest, kui ma oma käega kirjutan, kes kellele ja millises koguses krüptot kingib? Kuupäev ka ja siis jah. jah, ma ütleks küll jah, selles mõttes, et ma juristina muidugi alati pean nagu ikkagi seadussätted üle vaatama, aga mul kõlab küll niimoodi, et kui lepingus, mis peab välja tulema, et kõik asjad peavad välja tulema, et mis päriselt juhtus, et kuna te kinkisite, kellele kinkisite, ja on ka, iseenesest miks ei pea olema ja summa ja siis peaks ka piisama. Okei, uus küsimus. Ettevõttel on konto Krakenis, ehk siis Crypto Exchange'is. Kas see tähendab, et kauplemine peab toimuma vaid Krakenis või sisse- ja väljakanded osaühingu LHV pangakontole tohivad toimuda vaid Krakeniga? Natuke tekkis segadus, et okei, ma võib-olla laiendan seda küsimust selle poolest, et ütleme, et teil on LHV-s konto, sellepärast, et on kõige krüptosõbralikumad
ja siis kannate oma ettevõtte raha siis äriühingu kontole, eurod. Ja siis sealt Krakeni siis äriühingu kontolt, siis ostate eurode eest endale erinevaid krüptosid või vahetate ja sisuliselt selle konto kaudu tegelikult te võite liigutada ka mõnda walletisse ja ka, ütleme siis kolmandatesse kohtadesse, mis eksisteerivad, senikaua te suudate pärast näidata seda raha liikumist või ülevaade on, aga põhiline on tegelikult see, et kui te muudele siis krüptokauplemisplatvormidele kas või sealt äriühingu kontost otse liigutate, et siis see ei läheks teie eraisiku kontole, vaid see peaks jälle olema siis selle äriühingu konto näiteks Krakenist FTX-ile, siis mõlemal peab teil äriühingu konto olema, aga sisuliselt te võite liigutada seda LHV Pank, Kraken ja Krakeni siis FTX-i ja siis sealt kas, või isegi tegelikult LHV-sse otse tagasi, kuigi nad siis vaatavad, ahah, mis siin toimub, aga kui te nüüd siis Krakenisse tagasi liigutate, siis niimoodi võib jah. Et loodan, ma sain vastata küsimusele, aga sisuliselt saab ka niimoodi teha, et kui te tegelikult walletist müüte seda raha, sularaha eest, coin'i müüte sularaha eest, te saate selle sularaha ju pärast kanda ka oma osaühingusse sisse, lihtsalt teil on seda arvet vahepeal vaja. Et ei pea ainult ühtepidi olema. Et kui ma seal varasemalt nägin, näite tõin teile, kuidas jääb maksuametile vahele, kui ostan sularahas bitcoine, siis võib-olla tehti seal osaühingu vahel arve on ju ja kõik on korras. Nii võib teha. Üks huvitav küsimus on siin, et kas maksuamet võtab vastu ka krüptoraha? Probleem on selles, et realiseerimine fiatiks võib olla probleemne, kui pangakontot pole, sest pank nõuab minu kontode sulgemist. Ehk et sul on bitcoinid kuskil seal Krakenis, sa ei saa need eurodeks välja võtta, sest sul pannakse pangakonto vahepeal kinni. Mulle jälle see küsimus väga meeldib, sest see on nii eluline tegelikult mure, et me näeme, et ei ole ainult edulood, vaid on ka probleemid seal, et ei maksuamet võtab ainult eurosid vastu, et võib-olla oleks hoopis see asi, mida peaks propageerima, et maksuamet võtaks bitcoine vastu või muud krüptovaluutat. Aga Dogecoini just, et mitte ainult Tesla on ju, et Eestis kõik arvepidamine toimub eurodes, kõiki krüptovaluutasid tuleb eurodes. Kui teie eraisikuna tuletab meelde, ostate krüptot, nii-öelda konverteerite ühes krüptost teise, siis te peate ise välja arvutama eurodesse selle ostuhinna ja müügihinna ja selle kasumisumma eurodesse, et korralik peavalu. Krakenis seda withdrawal'it lihtsalt maksuameti kontole ei saa teha või? Ei saa, kahjuks ei saa. See ongi see asi, miks krüptoklubi võiks veel kasvada suureks hääletoruks muutuda ja öelda Riigikogule, et võiks erainvestoritele asja lihtsamaks teha, et me saaksime kuidagi tõesti lihtsalt oma makse maksta, et see ei oleks nii keeruline. Kas tohib paluda täpsust viimasele vastusele, et kuidas seda mõista, kui 2020 on juba krüpto juba osaühingul, 2021 on juba osaühingu vara, millega agent toimetab, mis deklareerimisest on jutt siis? Deklareerimine on tegelikult see, et samamoodi, lihtsalt majandusaasta lõpus tuleb deklareerida selle krüptote väärtus, aga ütleme niimoodi, et juristi nende küsimuste puhul ongi probleemi koht see, et ta ei ole piisavalt detailne. Ja sellepärast on ka, et juristi vaja, et tõesti, et samamoodi siin ettekande käigus, et kui ma vastan kõigile küsimustele ja annan ülevaadet, siis detailides peitub see raskuskoht. Uuesti ma küsin, et mida deklareeritakse, kas makse ei deklareeri enam see osaühingu vara ja ta ainult näitab oma vara oma bilansis aasta lõpus? Jah. See ei ole deklareerimine, maksude deklareerimine tavamõistes, jah? Jah, probleem ongi see, et ega küsimus esitate alati korrektselt ju. Et ega ma selle inimesega neid küsimusi ei saanud läbi arutada. Et ma ütlengi, et minu vastused peaksid olema siin pool lehekülge lähtudes, mida ta võis küsida selles suhtes, aga mõni järgmine küsimus? Jah, selline küsimus, et kui ma kingin eraisikult oma firmale krüptot, siis kas see toimub lihtsalt kandena ühest walletist teise? Et sul on eraisiku ja võib niimoodi öelda, aga tegelikult te peaksite ka endale siis ettevõttesse sellise dokumendi siis tegema, et võtate paberi, kirjutate üles, et mis see oli ja siis pärast, kui maksuamet küsib, siis eriti hea, kui see on digiallkirjaga tehtud, sellepärast, et kui te praegu teete, siis saate öelda, näete,
kuna digiallkirja kuupäeva ei saa muuta tagantjärgi selles suhtes, siis saate öelda, näete, et see tehing, kui ma siis tegin, oligi siis see. Ja kui näiteks 3 aastat hiljem küsivad, siis see on väga usutav, et see oligi. Et lihtsalt ettevõttest te peate näitama ju, miks, kuhu, mis see raha tuli, et te ikka jälje jätama maha põhjused. Veel üks eluline küsimus, et kuidas käituda, kui Maksuamet palub kahtlustuse korral tõendada, et sul ei ole maksukohustust, aga platvorm, mida siis krüptokauplemiseks kasutati, ei väljasta isikule infot, milliseid tehinguid sai tehtud näiteks paar aastat tagasi? Okei, ma olen sellisest mures kuulnud, jah. Jah, see on nüüd, mu juristi süda läheb lõõmama, see on nii mõnus, et sisuliselt, kui ma õiguslikult peaks vastama, siis see olukord on niimoodi, et kuidas peab lähenema. Esmalt tegelikult peab Maksuamet kutsuma alati vestlusele, see on seaduses kirjas, enne kui kirjalikult päringut tehakse. Aga teie olukord ongi selline, et tegelikult teil oli kohustus kõik need dokumente säilitada. Nii. Aga te rikkusite oma kohustust ja teil tõesti ei ole neid dokumente. Ja siis ega Maksuamet ka neid dokumente ei saa, mille aluse määrata teile maksukohustust. Ja mida teie peate siis tegema, teie kirjutate sellele krüptobörsile. Tere, minul on Maksuametite ametlik nõue, kahtlustus, mul on vaja neid dokumente, palun esitage. Ja kui nemad ütlevad ei esita, siis te edastate selle kirja Maksuametile ja ütlete, et mul ei ole võimalik teile esitada. Ja siis ma tahan näha, mis nad teile trahviks määravad. 1200 eurot või? Kas publikust on kellelgi veel küsimusi, et ma vaatan siit küsimust, et kas ma leian mõne hea küsimus? Et seni, kui ma siis kommenteerin, et tegelikult kõik need küsimused, kui see tundub ka kliendilepingu osas, on tegelikult äärmiselt detailides kinni, kas saab kasutada või mitte, et ma juhtisingi tähelepanu, et kui te algusest peale tahtsite oma osalingu huvides investeerida kliendilepingu kaudu, siis see peab ka nii välja paistma, et kui te seda pärast tagantjärgi vormistate. Et see on ka üks raskuskoht, et tagantjärgi asjade tegemisel, et korrektselt kõik oleks, ei olegi suurepärased lahendusi selles suhtes, aga ma loodan, et vähemalt selle ettekandega kõigil on selge, et ainult tasub nüüd äriühingu alt teha, ma loodan, et kõik noogutavad. 3 noogutust nägin väga hea, siis juba mingi edu saavutatud selles suhtes. Ja kui kellelgi on mingi siis küsimusi või konsultatsioone ja midagi segaseks, siis Mast õigusbüroo poole saab pöörduda, et see ongi see, millega ma tegelen, sellepärast, et ma ise investorina nägin, et see on tõesti selline nõrk koht ja sellepärast ma tegelikult selle koolitust ka täna tasuta annan, et ma tahangi, et inimesed saaksid oma maksuasjad korda. Võtate krüptotagatisel laenu. Paljud platvormid pakuvad, et võtke enda krüptotagatisel laenu ja maksud ei maksa. Ma ütleks niimoodi, et ma kirjutaks sult selle küsimuse üles, aga mu esimene vastus oleks, et ei pea. Aga ma tõesti, ma tahaks natuke seadusesse vaadata, et kirjutan selle üles ja siis ma kindlasti et nende küsimuste puhul ma üritan, mis siin praegu lõpus on, natuke pikemalt pärast vastata ja siis pärast panna üles. Et siis ma panen kindlasti selle juurde, et ma usun, et Roman Krüptoklubi lehel võib-olla selle paneb siis mingit KKK, mingi selle asja äkki korra ja... Palju platvormid pakutakse seda teenust? Et see küsimus oli see, et kas kui krüptotagatisele võtta laenuga, siis tuleb makse maksta. Ja siis mu esimene vastus nei, aga ma pean järgi vaatama, aga kusjuures see on esimene kord, kui ma sellist küsimust kuulen, et ma praegu, et see on mulle väga hea. Ma mõtlen ka, et mis on see tegelikult teistmoodi, kui näiteks hüpoteegi võetud laen, eks ju. Sa pead lihtsalt deklareerima oma laenu, aga mingi maksukohustus selle pealt ei tule. Kas sa maksad intressi laenu pealt? Ja ei, ma ütlesin, et ma nõustun, aga ma ütleme niimoodi, alati tuleb topelt kontrollida, et meil seadused muutuvad Eestis päris kiiresti ja vahel salaja niimoodi, et te panegi tähele, et kõigega ei jõulisi kursis olla, et alati need nüanssides peituvad need kuladid. Ameerika näitel räägivad, et kõik teevad nii, annavad enda krüpto ja võtavad krüptotagatisel laenu ja... No
Ameerika näitel võime ka öelda, et nende maksudeklaratsioonis tuleb deklareerida ka kõik ebaseaduslikul ja kuritegelikult teedul saadud summad, et selles suhtes, et meil on ikkagi väga erinevad süsteemid, et mul on vahepeal mõned küsimused siin. Küsimus maksude optimeerimise kohta. Et kuna Portugalis kehtib krüptovaluuta osas maksuvabastus, kas üks lahendustest oleks fikseerida enda residentsus näiteks Portugalis seda tehes siis, et nii, et 183 päeva seal koha peal elades? Pole küll Portugalis käinud, aga pidi ilus riik olema, et iseenesest võib küll, aga ma juhin tähelepanu seda, et mina olen hästi nooren selle vea teinud, et kui te maksuresidentsust tahate muuta, siis te peate Eesti Maksuametile ka avalduse esitama, et ei ole enam Eesti maksuresident. Ja kui te selle tegemata jätte, arvate lihtsalt, et te kolite välismaale ja siis ei pea Eestis makse maksma, siis tuleb üllatus. Või siis ma ütleks niimoodi kohta arve. Et mul oli see halb üllatus. Et jah, saab. Nii, nüüd on üks huvitav küsimus või statement siin. Et kui pole viitsinud krüptot deklareerida 3 aastat, aga lihtsalt nalja pärast proovinud krüptot osta ja müüa, siis kuidas peaks toimima? Kas peaks lihtsalt maksuametisse minema nina maas ja otse ütlema, et olen ignorantselt rumal olnud? Kuidas edasi? Ma siia hästi kuulnud, kas oli see, et eraisiku tegi tehinguid, ei olnud deklareerinud ja kuidas siis nüüd toimetada, jah? Ja, et ta 3 aastat tegi tehinguid, ei olnud deklareerinud ja nüüd ta tahab ausaks hakata, et mis ta tegema peab? Ma istun selle peale. Selles suhtes ma ei tea, kuidas kuulajatega on, aga mina olen siiamaani kõik Maksuameti koolitused kuulanud ja ka palju e-kirju vahetanud ja sisuliselt on ikkagi alati vastus olnud see, et kõigi ülesanne on enne investeerimist endale maksureeglid selgeks teha. Ja kui seda ei tee, siis see on enda süü. Et mis iganes jutu käib, ma ei teadnud, ei vabastan. Sest kui me mõtleme selle peale, et me hakkame mingi hetke erandit tegema, siis kus me tõmbame seda joont, et sellepärast see ongi niimoodi. Ja sama kehtib selle viivise kohta. Aga selle suhtes, kui te soovite deklareerida, siis absoluutselt mina kiidan seda heaks, ja ma loodan, et teil on miljonites tehinguid ja te kõik need võtate välja ja lasete Maksuametis sisse toksida. Ja siis, kui rohkem teiesugused on, siis kindlasti meie deklareerimissüsteem muutub paremaks ja tegelikult selle eeltöö peate teie kõik ise ära tegema selles suhtes. Et sisuliselt te peate kõik need Excelist seal väljavõtted tegema, vastavalt selle vormile, kõik need ümber tõstma ja siis saatma ja siis maksuhaldur hakkab teiega seda asja üldse üle vaatama ja siis alles selles hetkes, kui ta maksuotsuse teinud ära, palju see viivis on, siis saate alles maksegraafikut taotada, et maksmine vahel ei ole nagu lihtne. Kriminaalselt kontingendilt küsimusi natukene, et kas tõesti piirdub karistus ainult trahviga, kui must tulu on näiteks üle 100 000 euro? Minu teada peaks kriminaalasi ka sellega kaasnema, kui suurem kui mingi summa on. Ja vabandust, et kuna Maksuameti koolitused seda kõik on käsitlenud kuritegude osa, siis ma praegu siin ei olnud sees. Aga kui alla 40 000 on väärtegu ja alates 40 000 on kuritegu ja siis maksude maksmise siis hoidumine ja siis on karistus 1-5 aastat vangistust ja kui üle 400 000 on siis makse jäetud maksmata, siis on 1-7 aastat. Aga siin ma kuidagi ei taha nagu üldse kuidagi sellist, ma ei tea kuidagi kergekäeliselt öelda, aga ma tuletan teile meelde, et omal ajal, kui Justiitsministeerium saatis prokuratuurile kirja, et meie selle aasta vanglakvoot sai täis on ju, et siis rohkem vangi ei saa saata, et siis ma arvan, et pigem läheb tingimisi, aga siin ma juhin ka muidugi tähelepanu selles suhtes, et krüpto on uus asi Eestis ja meil on ikkagi pigem see hirmutamismeede on see, kuidas saada kõike makse maksma. Et tegelikult Eesti kodanikud on väga tublid inimesed, et siiamaani kõik kliendid on alati mõelnud, et ma tahan makse maksta ja siis kui ütlen, kuidas eraisiku maksureeglid on, siis on ikkagi suu ammuli. Et see on lihtsalt liiga koormav see, et see krüpto asi on liiga uus ja kui tõesti kui see ometi jõuaks Riigikokku, siis ma usun, et see maksutulu oleks väga suur. Aga
ütleme niimoodi, et praegusel hetkel tasuks võimalikult kiiresti kõik oma asjad korda saada, sest meil puudub veel esimene näidispoomine ja esimene võetakse kõige karmimalt ette. Küsimus tasuta saadud krüptoraha kohta, et kuidas deklareerida krüptot, mis on saadud niisama näiteks play to earn, learn to earn ja erinevate airdropidega ja niisama. See küsimus on järjekordne õiguslik püramiid selles suhtes, et see on nii mitmetasandiline selles suhtes, et siin sõltub kõik nii detailides kinni, et siin et Maksuamet tegelikult teeb vahet tokenitele nende maksustamisel ja siis ka mängusisestele, et kuidas saab kasutada ja siin ma lihtsalt praegu ma pigem jätaks selle vastuse võlgu, sest kui ma siin midagi ühe otsuse teen, siis see pigem võetakse valesid järeldusi. Et mängime eraisiku kontolt, et siis on kindel. Nii, mõned küsimused veel. Kas agendilepingut on vaja osaühingul sõlmida juhatuse liikmega, kui kaubeldakse osaühingu konto kaudu? Sisuliselt agendilepingu puhul on 2 poolt, siis osaühing ja osaühingu esindaja on juhatuse liige. Ja siis teine pool on see agent, kes allkirjastab, kes seda teenust osutab. Jah. Kuidas proof of stake kaudu teenitud krüptot maksustatakse? Et sisuliselt võtke kui kaevandamist, et selles suhtes see stake'itud krüptoauhind on tervenisti ongi see tulu, et seal ei ole seda ju ostuhinda, et kui me räägime eraisikust muidugi, kui me räägime äriühingust, siis on jälle kõik maksuvaba. Ja nüüd said küsimused läbi. Ma olen väga tänulik kõigi nende küsimuste eest ja samuti ka nende eest, mis ma kohe saan vastata, et ma kindlasti uurin selle kohta ja kui seal tuleb veel mitu tasandit välja, äkki kirjutan see artikli ja siis saavad kõik jagada, et kui mulle öeldi, et siin selle krüptolaenude osas nii palju seda tehakse, siis võiks selle kohta ka olla ühtne arusaam ja ma tänan kõiki siis kuulamast ja siis ma kindlasti vabandan ka siis nende algsed tehniliste viperuste pärast, mis siin oli, aga see algusasi ja siis tegelikult ma tuletaks meelde, et kuna ma nii mitu korda öelnud, et ma loodan, et krüptoklubi kasvab selle jaoks, et ma näen, et selle võimalusel võivad teoreetiliselt minna meil eraisiku maksureeglid paremaks, mis oli läbi selle investeerimiskonto, et võib-olla tehakse erand, siis võiksite YouTube'is selle tellimislupu sinna vajutada ja siis võiks ka huvi näidata, et kui tõesti täna hästi paljud ei saanud ennast Zoom'is registreerida, et kui see nõudlustel on või muude teemadel, mis te tahaksite teada, siis andke krüptoklubile teada ja siis ma vaatan, kas ma Romaniga saan jutule, et mingid täiendkoolitusi teha või uusi koolitusi teha või täpsustusi ja kui teil enda oma maksuasjadega on teil küsimusi, siis saate Maksude Õigusbüroo poole pöörduda ja saame teile agendilepingu üle vaadata kui vajadust, et saate kinnitus, kuidas teha või teil mingi detaili kohta küsimus, sest detailidest ongi siin alati see raskuskoht. Et aga muidu ma tänan kuulamast ja ma loodan, et teil kõik krüptoinvesteerimisel läheb hästi. Aitäh, teeme suure aplausi ka Karlile. Aitäh.